No nii, tere taas kõigile Pikk teise järele kuulajatele, episood number 371 teie ees, 20. aprill 2026, laua taga Laura Jaansen, tere hommikust! Tere! Markus Jürgenson, tere hommikut! Tere hommikust! Ja mina, Raul Õessaar, räägime täna siis, nagu Laura seljas olevalt särgilt lähtub, naiste koondisest, räägime täna natukene ka saalikoondisest, räägime Premium Liigast ja võib-olla siis ka jalgpalli pahupoolest, kui seda niimoodi saab. No, saab kindlasti nimetada, jah? Ikka. Markus, sinu minutid alustuseks või? Ei ole... Mul on tööd sulle, sinu toimetusele. Üks õhtu viimase nädala jooksul leidsin ennast mõttelt, et vaatasin mingit mängu ja kuidas Eesti liiga jalgpallurid löövad kaugelt just kastist väljas. Ja siis hakkasin mõtlema ja mulle kusjuures ei meenunud enda karjäärist mitte ühtegi väravat vist, mis ma oleksin löönud väljaspoolt karistusala. Karistuslööke sa lõid ju sisse? Ei, ma ei löönud sisse. Ma ei löönud ühtegi karistuslööki sisse. Ja mulle ei meenundki, et kas ma olen löönud üldse väljaspoolt karistusala väravat. Ja ma kahtlen. Nii ja töö on siis, et me peame välja uurima kõik su väravad. No ma ei usu, et sa sealt 2005, 6, 7, 8 mingit videomaterjali leiad, aga seal need, ütleme, esimesed 10-20 väravat oma karjäärist ma suudan äkki peast välja mõelda, kui ma protokolli vaatan. Aga väga võimalik küll, et ei olnudki ühtegi väljaspolt karistusala. Post ja asju oli küll, aga mitte väravaid vist. Kelle soorituse peale sa sellise mõtte peale tulid? Mina vaatasin, et see Sonja tahtis veel ühe väravahi kannakõlusid testida selle. Mul vist tuli see Purjanatse. Tal oli päris lähedal ju. Ja ta oli päris hästi, isegi tal on see nüüd, ütleme, paari aastaga tundub, et sihik natuke paremaks läinud. Aga ta on terve selle Eestis oldud aja ju üritanud kaugelt lüüa. Ju tal siis mingisugune enda arvates mingi löök on jalas olemas, aga siit järeldused ju ma siis ei osanud ka nagu lüüa ja üldse ma hakkasin seda mõtet genereerima peas, sellepärast, et nagu endiselt meil ei ole nagu Eestis ju tegelikult sükest mängijat, kes hirmus hea tehnikaga või hirmus hästi nagu kaugelt oskaks lüüa. Ma lisan vahele, et ühtegi nagu meesmängijat. Ma just tahtsin öelda, Laura, nii, mitu väravat väljaspoolt karistusala sina oled löönud? Eelmine ilmsest hooajast tuleb üks meelde. No ma ütleks 2-3, aga need erinevates mingid esiliigadest ka, et mitte kõrgliigas mul on mingi paar üksikut väravat ja need olid vist suht kobinad. Lillemäe lõi kassi seest, oli vist ju? Ja nurga pealt kuskilt sealt. Lihtsalt kui ma mõtlen nagu laiemalt Eesti mängijate peale seal Ternit, Saleid, kes meil siin nagu hea kaugema lõgiga, Tarkmeer, Rosen, selles mõttes seal on need, et sa tead, et nad löövadki lihtsalt ära. Aga kui möödunud nädala süke jalgpalliväline juhtum, siis juhtus küll. Läksin jooksma ja 2 kiltsa joostud, tuleb purjus soomlane. Tänaval vastu, küsib, kas ma saan aidata teda. Karhu oli rünnanud? Ei olnud. Karhu oli rünnanud. Karhu oli rünnanud ja näpu vahel oli ja meesterahvas ja naisterahvas Kadriorus ja et pakkusid isegi väikest teenustasu. Panin jooksu kella kinni, ütlesid, et nemad tegid eile pidu ja et kas ma saan neid koos nende matkaautoga, mis oli päris uus, uhke ja ilus. Kas ma saan neid visata kuskile spaasse, et nemad sõita ei saa. Ütlesin, et siis nad arvasid, et nagu tänaval jooksev inimene on kõige parem inimene. Ma ei tea. Kindlalt kaine, et... ja et viska meid spaasse, et me ise ei sõida, et me oleme lõhnadega, endal olid need näpu vahel. Ja ma ütlesin, et davai, teeme ära. Sõitsin, panin kella kinni, sõitsin sadamasse Tallink spaasse. Vastav juhiloa kategooria on või? Ma ei tea. Oleks ise kuskile vahele kukkunud. See oleks jah pullanud. Ma ei tea, kas seal on suuremat kui B-d vaja? No oleneb, kui suur see matkaauto oli muidugi. Aga mõõdulinti kaasas mul ei olnud, aga ta oli visuaalselt ikkagi nagu suurem, jah. Siuke karavan. Aga ei olnud, järelkäru ei olnud. Ei, järelkäru ei olnud. Et siuke ilus, modernne esimest korda elus sõitsin. Väga mõnus. Ja viskasin nad sinna Tallink spaasse maha.
20 euri teenustasu ja sealt jooksin siis tagasi. See on nagu mingisugune kummaline versioon Bolt Drive'ist, et sul nagu auto on, aga autojuhti pole. Jah, et sain nagu abiks olla, et mis seal... Siis jooksid sealt koju? Jah, jooksin sealt, et sain aidata inimesi. Aga need soomlased on ikkagi väga ausad ja nagu seadusekuulekad inimesed, et ei kippunud rooli. Võib-olla sellepärast nad valisid jooksi, et siis teadsid, et nagu siis inimene saab ise tagasi. Jah, selles mõttes, et loogika neil töötas ja toimis. Olgu nii, aga lähme siis jalgpalli juurde. Naistekoondis mängis siis eelmisel nädalal 2 mängu siin samas A Le Coq Arenal, Muru hooaeg on avatud. 2 täpselt sama skooriga mängu, aga ikkagi 2 väga erineva, ütleme, emotsiooni ja ilmega mängu, et Liechtensteini vastu 2-1 oli ikkagi väga kehva maitsega või ma ei tea, kas ma olen kunagi Eesti koondise võitu näinud, mis jätaks nagu nii kehva maitse suhu, ja siis Leedu mäng oli jällegi kuidagi vastupidi, et see selline tõesti viimasel hetkel väga-väga ilusast väravast väga magus võit on ju, et Laura, mis selline tervikhinnang sel nädal sinul on või mis emotsioonid praegu sees on? No kui võtta niimoodi hästi lihtsakoeliselt, siis ma ei tea, mis see hindeskaala on 5 või 10. Ühesõnaga, mina annan maksimumi, sest et 3+3 punkti on käes. See on praegu reaalsus, mis tabelist vastu vaatab. Aga tegelikult sa ütlesid, et suusad või erinevad mängud, siis mingis mõttes samasugused, et seal viimastel minutitel võidu värav lüüa. See on ikkagi pöörane emotsioon. Kui ma oleks seal läinud 2-0 ette, siis oleks vastane 1 ära löönud, siis on ka nagu juhu võit. Aga puhtalt see, et sealt lõpust mingisuguse tahte jõu pealt sellist naistekoondist pole nagu ammu näinud. Ma mäletan, see oli mõned aastad tagasi, kui oli Pärnus mäng Kasahstaniga, siis oli see, et minust 0-2 jäime taha ja siis võitsime lõpuks 4-2. Siis oli viimati see emotsioon, et pagan, et päris lahe. Aga nüüd jah, arvestades just see Liechtensteini vastu, kuidas räägiti, mis oli see kõige tõenäolisem skoor 5-0 Eestile. Ainus koht Viivatpet oligi, mis ju pakkus meile koefitsiente üldse ja 5-0 oli kõige tõenäolisem skoor. Jah, et selles kontekstis oli nagu, hakkasid mõtlema, et oi, aga jällegi mingisugused rünnakuid asju oli, asjad mingis mõttes toimisid, aga lihtsalt jah, seal lõpus need söödud, seal hakkame mingil põhjusel nagu rabistama, et seal jooksebki mingi mõte kokku, panedki mingi täiesti ootamatu vale söödu, mida sa seal 20 meetrit tagapool elu sees ei oleks teinud, seal leiad nagu normaalse söödu, et mingi see pabin tuleb nagu sisse, aga jällegi 3+3 punkti. 3+3 punkti, jah, 2 võidu aken on nagu fakt, on ju, et Markuse, ütleme, mentaliteet on ka ju see, et kui võit on käes, siis on kõik hästi. Ei, ma just kuulasin jah, et jälle sina siin pessimistliku maailmavaatega tuled. No ma vaatan ka laiemalt. Mina nagu vaatan seda niimoodi, kui Eesti naiste jalgpallikoondis võtab rahvusvahelistes mängudes punktide peale mängudes 2 mängust 6 punkti, siis ei ole midagi, siis on aitäh ja nägemist. No ma ikkagi võib-olla siis vastanduks, ma tahaks seda Liechtensteini mängu ikkagi torkida, et minu arust me ajasime lati maha seal isegi hoolimata võidust, et see mäng tuli ikka nii raskelt ja ikka tohutult palju raskemalt, kui saaks pidanud. Seal see punane kaart muidugi ka kindlasti mängis rolli, mis ei olnud tegelikult punane kaart, aga see selleks. Aga see penalti, mis me saime, mis oli 1-0, ei olnud ka tegelikult penalti, et seal võib-olla need asjad natuke tasandusid ära, et see lihtsalt selleks hetkeks, kui see punane kaart oli, mis ta oli mingi 60. minuti kant või natuke edasi. Jah, selles mõttes oli siis oli see värav löödud, 1-1 oli seis. 1-1 oli seis, see seis oleks pidanud tol hetkel juba olema suuremalt meie kasuks, et kui me vaatame kas või lihtsalt fakti, et Liechtensteini mängud ju, nad kaotsid Bosniale 1-13 ja nüüd 0-6, eks ju. Leedule kaotsid 1-6 ja meie meil vedas, et me saime sealt võidu kätte, sest nad ju isegi veel 2-1 seisul ju, kas oli pärast ju 2-1 värat, kui need latti kolissid isegi korra veel. Ja midagi seal veel oli, jah. Ja tegelikult kui niimoodi nagu jällegi seda mängupilti analüüsida, siis Eestil selliseid nii-öelda 100% võimalusi tegelikult tuli vähe. Et see Kirpu võiduvärav samamoodi lihtsalt rammis sealt läbi läks ja tegi, oligi, et umbes pagan küll, et kui keegi ei tee, siis ma teen siis ise. Et reaalsuses jah, nagu ei olnud ka see, et meil ei ole üldse õnne ja miks see värav ära ei tule, sinna nii-öelda karistusalasse lõpuks välja ikkagi liiga lihtsalt ei jõudnud. Just. Et me tõesti vedas, et me sealt selle võidu kätte saime, aga saime ja siis see Leedu mäng, et tõesti 3 väga ilusat väravat tegelikult selles mängus, nii Leedu esimene värav kui siis meie väravad Lillemäe ja viimane Tammik, et tõesti
suutsime kaotusest välja tulla, see Rimante Janušaite, selle suutsime jälle kinni panna, Leedu ainsa värava lõi ju siis, kui Janušaite oli üldse platsi kõrval korra nii-öelda tohterdamist saamas. Et kõik arvestades alagrupi võit on endiselt ju tegelikult täitsa realistlik, et tuleb see Bosnia ära võtta, Leedu suutis seda, eks ju, ühe korra, nüüd meie kaotsime ühe korra Bosniale, on ju, ja nüüd tuleb seal Liechtenstein veel võõrsil ka muidugi ära võtta. Ja Bosnia on kodus just, et see võiks olla see võtmekoht ja see vist peaks olema Pärnus. Juunis, et ma arvan, niisugune jällegi teistmoodi emotsiooniga koht, et kindlasti siin A. Le Coq Arenal ühtemoodi mängida, aga samas seal Pärnus, seal rannastaadion, suvi, soe, fännid kohal, ma arvan, sealt seda head emotsiooni kaasa võtta on täiesti reaalne, aga tõesti et Liechtensteini võõrsil mäng võib ka ikkagi rabistamine olla, aga vaatame, äkki siin Tammik on loodetavasti ilusti terve, siin teisedki on võib-olla seda vormi veel paremaks lihvinud just, kes meil koduliiga mängijad on ja väljavaated võiksid olla, ma arvan, ikkagi head, et siin tuleb lihtsalt mängijatel terved püsida, et ega meil kedagi väga tagasi oodata ka ei ole, Treiberg, Palts jäid nüüd siin viimasel hetkel on ju välja, Räämet oli tegelikult terve selle akna haige, et sellised väiksed nii-öelda küsimärgid nagu olid ka meid saatmas, aga jah, et just see, et kõik oleksid terved, et see Tammiku X-faktor tuli selgelt nende 20-30 minutiga kohe välja ka, et liigata ju alustas ka kohe 2 väravaga ja just tahtsin öelda, tal on just tund aega pärast vigast pausi nüüd mängitud ja ta on 3 väravat löönud selle aega, nii et ja kõik ikka väga ilusad ka selles mõttes ka need liigas löödud, et tõesti korraks võib-olla seal eelmisel aastal, kui ta oligi vigastatud, mõni võis mõelda, mis asja, et mingisugune olnud, ma ei tea, mitmekordne aasta parim mängija, et äkki hakkab vaikselt tuhmuma, et tal oli ju ka see väiksed siuksed, kas just motivatsiooniprobleemid, aga seda juttu on räägitud päris mitu aastat. Jah, et kui sa oled seal Floras, seesama ratas käib seal nii-öelda ringe ja ringe, aga arvan, Tammik ise vastas kõikidele nende küsimustele ja sellise väravaga vastad, siis oleme kõik vait. Ja see, et ta ise võtab selle palli veel vastaselt nagu äärejoone peale ära, pinkide ees on ju, läheb, vaatab, Liisi Troškalt on ülihea nagu pildiseeria. Pildiseeria, need mängijad seal pingil just ka minu meelest, et kõik on niisuguste nägudega, kas nad saavad aru, et kui see on Tammik, siis see läheb sealt löögile, kes iganes teine seal, hakkaks midagi veel otsima, aga nagu saad aru Tammik, siis peabki lööma. Ja see pilt, kuidas seal Lada Kubassov kuskil taustal on, kui see pall juba väravasse läks, on lihtsalt põlvilisel ja kuidas seal täistatakse pärast, et see oli tõesti väga kihvt ja 2 mängust 2 võitu ja nüüd ma ütlengi, see juunikuine aken ja meil on täitsa realistlik variant mängida seal nii edasipääsu kui siis, kuidas seal, tuleta mulle meelde, kuidas see võistlussüsteem on, kui me teise koha saame alagrupis, siis on just vaatasin Eesti praeguse seisuga, kuna siin on ka paar alagruppi on 3, siis õnneks need Liechtensteini mängud nii-öelda jah, aga siin on ka nii-öelda arvestatakse 3 mängu nii-öelda või need esi-3 nagu mänge ja Eesti praegu siis teise kohana oleks just edasi saamas Kasahstani järel. Et jah, parimad teised kohad, 2 parimat teist kohta nii-öelda siis saavad ka. Ja edasi pääs siis play-offi ja aga need play-offid, sealt tulebki siis sul mingisugune päris tugev vastu Tšehhi vastu või mingi Poola või kes siin on seal, ma eeldan, et see on kuskil sealt A-tasandilt, et A-tasandi need nii-öelda viimased A-tasandi viimased praegu ongi Poola, Serbia, Ukraina, Austria ju mängis EM-il viimati või ühesõnaga Poola samamoodi, et seal Eva Bajorid, et selles mõttes raske on, aga selles mõttes, et see edasipääs juba sinna play-offi, seda me ei ole ju saanud. Just. Nii et loodame, et asjad lähevad hästi, see alagrupp on meie jaoks nagu söödav, et meil ei ole siin sellist, et me läheme mingis mängus platsile niimoodi, et küsimus on see, kui suurelt me kaotame, et vaid siin on ikkagi kõik mängud on ikkagi selgelt mängitavad ja võidetavad. Nii et naistekoondis pakkus meile häid emotsioone ja sisuliselt samal ajal, kui siis ju oli see Liechtensteini mäng, eks ju. Oli ju saalikoondisel ka väga tähtis mäng Kreekaga. Kodune valikturniir lõppes siis niimoodi, et viigid tehti Norra ja Iisraeliga ja viimases mängus siis Kreeka vastu oli võitu vaja, et saada edasi ja see võit väga, väga siis dramaatilisel moel või selliselt napilt saadi, et Jõhvis need mängud toimusid täis maja ees. Päris raju oli see, mis sealt, mina vaatasin videot, mis see jalgpalliliidu alla kuulub saalivõtt. Et see, mis nad avaldasid ise, see oli, ma vaatasin ka mitu korda seda videot isegi. Kas sa neid kaadrid nägid, mis väljaspool areeni toimus? Ei.
kuidas see meeskond jõudis bussiga, reaalselt fännid laulude bürooga tervitasid nagu tänava peal, nagu noh, niisugust asja me ei näe Agonsi puhul ka ju. Et noh, see oli nagu tõesti nagu, vaata, mis asja nagu. No see on tegelikult ju kaval lüke, et see koondise mängud sinna Ida-Virumaal viia, et seal tundub, et kohalik rahvas armastab hokit ja armastab saalivõtti. Et kihvt oli ja muidugi ja ma ei tea, nüüd elasid see videost, mis ma nägin, need kaadrid, seal ikkagi elati nagu kuidagi tummisemalt kaasa ka nagu Eesti poistele, et väga kihvt ja võit ka muidugi. See oli viimane värav, oli see tühja või? Yes, tegi vahelt lõike ja siis vahelt lõige läkski sisse. Vahelt lõige läks sisse. Väravat oli väljas. Jah, Euroopa 36 parema seas siis saalikoondis esimest korda siis sealt nii-öelda eelvalikturniirilt päris valikturniirile pääsesime, seal need mängud toimuvad sügisel, et sinna on veel natukene aega, aga kindlasti hea töö ja tahaks tervitada muidugi Rene Kundlat, kes siis selle otsustava mängu ajal näiteks oli siis mängu kommentaator, on ju üks 2 kommentaatorist ja samal ajal ka ühtlasi mängu operaator. Ehk siis ta reaalselt oligi niimoodi klapidelt peas ja ta samal ajal filmis mängu. Kui siis väga emotsionaalselt elas sellele ka. See kaaskommentaator või abikommentaator oli veel emotsionaalsem, see oli mingi see karjus seal. Ja see oligi Rene Kundla. See või? Ei, mulle tundus, et see oli abi, kes abis oli? Abi oli see natukene rahulikum mees, jah. Okei, üks, kes seal päris tummiselt kaasa elas. Ei, see on Rene Kundla. Tegi kaks asja ühes või? Filmis ja kommenteeris või? Tehke järgi. Vot, nii et saalikoondisel ka super töö ja seal koondises ka ju on ju, kas seal lõi Vnukov lõi 2 väravat? No seal on ikka vanad kõrgliigas ju Poskin väravas mänginud mehed. Aga miks? Elhi oli koondises või? Elhi ei ole mitte kordagi olnud, ma iga kord vaatan selle nimekirja üle ja ei ole. Aga ta ju mängib päris see on see igavene küsimus. See oli mingi, teil oli artikkel ka, et miks teda ei ole, jah, et aga tal on vist töökohustused see Levadias, mis ka natuke pärsivad seda käimist seal või pärsiks siit? Pigem ma saan aru, et kui kutsutakse, siis ikkagi leitakse võimalus, et saab minna. Ta ei ole ju enam ka Levadia esindusmees. Jah, ta on tubli juures. Et seda enam, ma arvan. Aga seal on mingid intriigi siis, nagu ma aru saan või? No ma ei tea, kas on, aga... Jah. Kuidas mul jäi, Laura, kunagi? Sina ju... Ei, ma rääkisin selle peatreeneriga nii-öelda, või mina temaga rääkinud ei ole, ma esitasin küsimused läbi liidu ja siis läbi sealt tulid sellised ikkagi nagu natuke muditud olemisega vastused, et vaatame konkurents tihe ja nii edasi, et jah, ma ei tea, kas seal kookid edasi, et ma mingisugune ekspert ka ei ole, et ma ei ole neid telki mänge niimoodi analüüsinud, vaadanud, et ma ei tea, kas kaitsefaas paigas, mis iganes elemente seal nagu vaadatakse veel, et saalijalgpall natukene teine mäng kui nii-öelda see suur jalgpall, aga ja ta on Eesti tasemel ikkagi amatöörsport ju selles suhtes, et seal ei ole mingid Eestis, ma ei tea küll, kas mõni Eesti mängija välismaalased on, eks ju, aga neid ei saa nagu niisama tuua, aga Eesti mängijad ju ei ole sellised, kes elaksid sellest ära. Olgu, aga Premier Liigas ka ju oli meil väga, väga kihvt voor Super Sunday'ga, eks ju, kus siis 2 suurt mängu olid järjest. Vaatame need võib-olla esmalt üle. Tallinna derbi. Aasta esimene läks väga meeleolukalt, ühe võistkonna jaoks vähemalt. Levadia 4, Flora 0, ehk siis ikkagi seljavõit ja Levadia vist suurim võit liigas siis Flora üle. Pole kunagi võitnud, nii suurelt. Päris huvitav. No, Markus... 3-0 ja siit küll tuleb meelde. 3-0. 4-2 oli ka seal paar talve tagasi, viimane voor. Ühe korra oli 4-0 veel, aga see vist oli karikas, nagu ma Sokkernist lugeda sain. Aga vist Levadia poole pealt ei ole nii suurt võitu olnud. Minu jaoks oli päris üllatav, ma arvasin, et millalgi ikka on ju. Neid mänge on ju 4 tükki aastas, et võiks... Neid mänge on 108 olnud, liigas. Ja seda enam, et Levadia oli vahepeal ju oli selline, et nad ju mitu aastat ühtegi mängu ei kaotanud Florale. Jah, ja siis sest teistpidi on siis see 6-1 on ju, aga mis teistpidi järgmine tulemus on? Seda ka 5-0 või 5-1 oli. Ikka niimoodi on ka pandud, jah? Mest oli, jah. Okei, aga keegi kuskil kas mingi Flora mängija veel tõi peale eilset või seda peale eilset? Sapinen ütles, vaata, et me et see... Tõi selle 6-1 et õnneks on teistpidi kaanud, jah. Osalesin. Oli, jah. Ma mõtlen huvitav, kust ta selle faktiga nagu tuli, et kas sul lihtsalt on nagu meeles siuke asi või? Sapinenil või? Jah. 6-1 on mul ka väga selgelt meeles, mul on isegi fragmendid sellest mängust meeles. Sa olid nüüd kummas leiris siis? No kuule.
see oli 10 aastat tagasi. See oli 10 aastat tagasi, okei. Mul oli niisugune tunne, et see oli hiljuti. Ei, 10 aastat tagasi siin A Le Coq Arenal. See on mul, sellest mängust on isegi mul nagu, kui väga paljud mängud, isegi resultaadid pole meelest, siis sellisest mängust ikkagi jääb sul rohkem meelde, kui ainult see tulemus, et jäi 6-1. Mis sul meeles on sellest? Ei, mul on Ilja Antonov näiteks meeles, kuidas ta oli püha viha täis, ta oli nii kuri, ta oli kui Ilja Antonov muutub, kui ta närvi läheb, siis ta läheb näost nagu tuli punaseks. Ta oli ikka päris punane näost. Ja, nagu minu särk. Aga seda me mäletame, ma andsin seal ühe värava söötu Allikule, see on meeles, vasakus ise küljega, vasakus kaitses mängis mina. Siuksed asjad, väiksed nüansid. Aga jah, see Sappinen oli ka põllul, jah. Sellepärast tal meeles oligi. Aga see on nagu pull, et see nagu 10 aastat hiljem. Et saad nagu 4-0, aga siis me oleme ka 6-1 pand. Aga see Tallinna derbi, see eilne derbi, seal ei olnud... Seal oli üks... Derbi mõistes oli seal tegelikult eile oli üks meeskond ainult väljakul. Kas mäng oli nii ühepoolne, nagu skoor näitab? Mul tundus, et võib-olla okei, seal olid Flora... 4-0 nagu, ma ei tea, võib-olla niisugune 4-1 oleks võib-olla... Kosti Konstantin Vassiljev ütles ka, et rahulikult oleks 3-3 olla, seda ma ei näe. Seal võib iga mängu puhul peale. Aga ütleme, et seal mina mõtlesin, et mis ma teeksin või ma võtaksin, kui ma oleksin Flora peatreener või selle kaotanud meeskonna peatreener, siis ma ei oleks läinud karjuma, ma ei oleks läinud väga midagi rääkima, ma teeksin täna mängus või see trennieelse koosoleku, kus ma võtaksin mingid parimad palad Tallinna derbidest välja, et kuidas nagu mängitakse derbit tegelikult. Just füüsilise poole pealt, võitluse, siukse kire poole pealt. Ja siis teeksin lasaksin oma abitreeneril teha siukse 5-10 minutilise video kõikide aastate derbitest. Ja näiteks seda ja rohkem midagi väga ei räägiks. Et niimoodi mängitakse derbisid. Seda ei olnud. Levadia oli selles mõttes oli oma selle süüte väga hästi paika pannud. Just selle koha pealt ma räägin. Aga jah, Flora kuidagi jäi lahjaks. Just selle koha pealt. Floral ju parim moment oli ikkagi ju see, kus Valner tuli välja ja siis seal see mingisugune sööt jäi sinna mitme mänge vahele ja Senjovist jah, aga siis tuli Giborovist jooksis kuskilt välja, et see oli ju väga-väga-väga hea moment. Ma just mõtlesin selle momendi puhul, Iboro tuli kuskilt kaadrist väljast nagu järskus nii sisse, et see oleks hea siuke olukord, vahel on need mingid sellised nii-öelda mõistatamisülesanded, et sul video pannakse käima, siis mingi hetk pannakse stoppi ja siis küsitakse, et mis arvad, mis järgmisena juhtub, et sel hetkel stoppi panna, kui Senjov hakkab nagu tühja lööma, tundub. Et kui palju seal vahet on? See võttis see asja kokku, jah? See on nagu see, kui Michael Phelps võttis oma selle, kui ta võttis kas 7 või 8 olümpiakulda, palju sealt ühelt võttis. Ja see, kus ta see liblikas, on see pilt tehtud vee alt vahetult enne finiši seina, siis kuidas konkurendil on, käed on välja sirutatud. Olete näinud seda pilti? Kusjuures vist ei ole, ei tule küll tuttavate. Soovitan vaadata. Ja see viimane olümpiakuld, et konkurendil on käed juba liblika asendist välja tulnud, et juba sirutab selle seina suunas ja kus samal hetkel on Michael Phelpsi käed. Ja siis, et kes võidab selle võistluse või selle raja, selle ujumise. See on päris raju. Jah, sul on sees. Ja Michael Phelps võitis selle. Et päris raju on ju. Aga selles mõttes see väike fragment sellest mängust, kus see võttis tegelikult selle kokku, et mis häälestatusega või mis mentaliteediga tolles hetkes see Iboro ja siis Levadia oli ja millega siis vastased. Jah, Levadia ju ainus kaotuseta tiim nüüd liigas ja neil ja Paidel on nagu 2 võistkonda, kellel nagu hakkab see, või kellel nagu see potentsiaali veel juurde panna, või Endel on nüüd vaikselt tagasi, tekkisid mingid krambid, miks ta selline ära läks. Joao Pedro tuli tagasi, kohe sai väravasöödu kirja, et seal nagu ka neid mehi hakkab terveks saama ja see löögirusikas on nagu veel võimsam, kui siin hooaja algul. Ja vaata, kui erinevad mängijad veavad seda mängu või löövad neid väravaid, kas või selle derbi põhjal vaadates, eriti ilus oli see 3. värav vist, see Roosnupu äärevahetus, Ainsalult 1 puutega värav alla,
või siis see Peetsoni värav, et nagu hästi erinevalt mängivad, mis sealt tõhkab sellist ka nagu meeskondlikkust või nüüd on see, mida võib-olla eelmine aasta mingis hetkes ei olnud seal Kurro Torrese käe all, et tekkisid siuksed staarid ajasid võib-olla oma nina nagu liiga kõrgele ja kuidagi liiga palju mõtlesid, et mina lähen teen, aga seal polnud seda võib-olla õiget toetust nii-öelda teineteiselt või üksteiselt, aga nüüd praegu tundub küll see, et põhimõtteliselt kama 2 nagu lähme lööme, kes iganes selle värava ära. Zahhovaiko oli ikka, ma arvan, et sai endalegi üllatuseks nii rahuliku tööpäeva. Ta oli ikka jah, selles suhtes, et väga seal 9. minutil oli ju see esimene värav, et nagu, ega sul väga palju seda aega ei olnud, kus sa nagu ei juhiks mängu. Jah, aga just see, et see, mis talle sealt ilmselt väljaku pealt vastu ka peegeldas, et ta ise ka ju pärast mängu intervjuus ütles, et täna oli nagu rohkem nii, et natuke paari asja timmida, et väga palju mitte sekkuda sellesse asjasse, et ta ju seal ütles, loomulikult tagantjärgi on neid asju nagu pärast 4-0 võidetud mängu on lihtsam nagu neid asju niimoodi nagu ilusaks rääkida, aga mina nagu väga tema sõnades ei kahtle ka, et ta ju ütles seal ka, et natuke vähe sellist kalibreerimist, timmimist, et ma riietusruumi minnes sain aru, et meeste see seadistus on täna nagu väga õige ja väljakul toimis ka kõik, et selline mõnusalt vaba on nende see rünnakumäng, vähemalt see eilse mängu põhjal. Vahetatakse positsioone, ei ole nagu nii suurtes raamides ja siis kui tulevad need õnnestumised ka, siis ongi see mängu tulemus selline, nagu ta eile oli. Lihtsalt tabelisse vaadates tundub nagu ehmatav või üllatav, et Levadial on 1 võit rohkem kui Floral see hooaeg. Nüüd said nii-öelda omavahelises mängus. No jah, Flora pole ühtegi viiki. Flora pole viiki 3 võitu, 4 kaotust. Ja Levadial on 4 võitu, 3 viiki. Et sellepärast see vahe on omavaheline vahe siis 6 punkti ja liidrite Paide Kaljuga siis 7 punkti juba Floral. Et võib-olla Florast natuke rääkida, siis mis siis on põhjus, miks ei lähe selle hooajal absoluutselt nii hästi kui eelmisel hooajal läks, et kas on need lahkunud mängijad, on see mingisugune tasakaalu puudumine või otsimine, mida Kostja Vassiljev seal välja tõi? Oskate teie midagi kõrvalt vaadata? Mis tasakaalu? Kogenud ja nooremate mängijate mingisugust tasakaalust rääkisin. Ei, seda ma olen, mitte ainult Kostja puhul, vaid seal on teisedki inimesed öelnud, et mingisugune tasakaal on puudu. Ma üritangi tihti aru saada, et mis tasakaal. Et kas kiirus versus aeglus või noored ja vanad või kaitse versus rünnak. Mis tasakaal? See on hea sõna, mida kasutada, kui sa ei oska nagu näpu peale panna kuskil, et mingi tasakaal on puudu. No seal on ju noori, seal on vanu, seal on ju selles mõttes see tasakaal on paigas. Kogenud või vähem kogenud, see on ka ju paigas. Võib-olla seal on niisugust keskmist vanustust puudu siis või? No vot, mina ei oska sellele vastata, et ma ei ole aru saanud. 25-6-aastasid on neid praegu üldse. Neil on seal 30 pluss seltskonda, eks ju. Lihtsalt seal on see mure, et võrreldes eelmise hooaega on neil läksid väga head mängijad, kes mängisid väga olulist rolli, läksid ära. Minu arvates on seal praegu puudu selline endiselt siuke loov lüli kaitse ja rünnaku vahel. Me oleme sellest siin ju varem rääkinud, Mihhailov ja Poom. Nemad, kes suutsid, sellepärast, et Ilja Antonov, Teeväli, Kreida, kes seal veel keskväljal on. Varjund. No Varjund ei ole keskvälja mängija. Teda kasutatakse. Jah, aga ta ei ole selline, tema ei ole see. Nemad on natuke teist tüüpi mängijad. Nad on võtan annan. Diagonaalid, pikad söödud. Siukest tüüpi. Et see lüli on nagu mängust on puudu, minu arvates. Minule tundub, kus Floral oleks kõige rohkem, kui mingit ühte mängijat tagasi võtta sellest eelmisest hooajast, nagu siis kui ma oleks, ma ei tea, mingisugune, mis olukord see on siis, mingisugune Flora tüüp, kes saaks ühe mängija tagasi võtta eelmisest hooajast, siis ma võtaks pigem vist Tõugi või? Sest mulle tundub just, et kaitses on nagu mingisugune siuke liider on nagu puudu või selline tasakaal on paigast ära. Mina võtaks Mihhailovi. Ta kuidagi endiselt nagu tundub, et ta on selles eelmise aasta tiitlivõidus alahinnatud nagu lüli. Tema oli nagu minu jaoks, kes suutis seda tempot kuidagi timmida. Kui vaja, siis ta võttis tempo maha, kui ta vaja vedas palli, üritas mingit, tal oli ju statistika ka täitsa viisakas väravad ja väravasöödud. Plus, väravasöödud on see, mis läheb sul protokollikirja ja sinna jalgpall.ee lehele. Aga seal oli neid nii-öelda hokisööte ilmselt oli ka oma jagu, et ta hoidis palli, ta oskas seda tempot kuidagi
loomulikust intelligentsist timmida. Et mulle tundub, et siuke asi on puudu. Noh jah, mulle just kaitses kuidagi see Kukk ka nüüd liiga palju ei sümpatiseerinud selle eilse mängu põhjal, et kuidagi seda otsimist on ka olnud omajagu, keskkaitsepaar on nüüd nagu justkui paika saanud Vassiljevil, aga kas järgmiseks korraks ju jällegi uus. Jah, Kolobov on nüüd mängukeelu all, et neid keskkaitsed on, seda valikut on, aga nad kõik on sellised sama vanad mängijad seal ja võta üks viska teist tunne natukene, et just kaitseliinis, Tovstikul nagu on seda, aga niisugust nagu õiget iseloomu ei ole, ongi täpselt, mida võib-olla siis Tõuges esindas mingis mõttes või tegelikult Hussar ka, et ma just hakkasin mõtlema sellise, ma ei oska öelda, mitte päris nagu niisugusena, et sellist nagu head semu just kui seal Floras või see, kes aitab seda asja ka liimida riietusruumis, väljaku peal, kes on sellise õigelt doseerib mingeid asju, et kui ma mõtlen Flora peale, siis seal kindlasti mingisugune selline teatav liider on Zappinen, aga just see, et kuidas ta võib-olla kõikide mängijate ja kõikidega liinidega klikib, nagu see, kui sa paned seal FIFAs endale satsi paika, et kas kõik need liinid on need tugevad ja rohelist värvi või mis see seal on, et kas need nagu kuidagi mingi see keemia ja see sidumine seal vahel, et kui ma mõtlen Kalju peale, sealt kõik tunduksid nagu mingid ülihead sõbrad, muidugi neil läheb ka hästi, et siis tunduvadki head sõbrad või Levadias või ma ei tea Pärnus, et seal tundub samamoodi siuke hästi hea nagu punt on koos, et Floral võib-olla ongi nende vanuste pärast, kogemuste pärast sealt, see tasakaal on paigast. Ja pluss on mingid mängijad, kes nagu ei ole suutnud kuidagi sel hooajal üldse avaneda. Halamaa kas või eilses mängus ju tegelikult ei teinud ju mitte midagi, kuigi oleks võinud eeldada, et tema on see, kes toob selle X-faktori. Ja Kuraksinilt ma oleks ka eeldanud selgelt nagu suuremat rolli see hooaeg, et tal on mingid tervisemured ka vist olnud, aga ta ei ole nagu suutnud üldse ju jälge jätta endast, et seal, kui sul ongi Zenjov valiku, peavad seal endiselt ju põhikoosseisus rügama, et mitte, et nad halvad mängijad oleksid, aga ütleme eelmistel hooaegadel ju Zenjov eelmine hooaeg oli ju suuresti vigastatud, et teda nagu selles suhtes vaja ei olnud, et ilma temata ju mängiti ikkagi hästi ja võideti, ja Alliku ka ju ei olnud ju nii põhimängija eelmistel hooaegadel, kui ta sel hooajal on näiteks olnud, et mingid sellised märgid on nagu Floras õhus, aga ma ei tea, kas siin läheb nagu paremaks iseenesest, et kui Usta on nüüd tagasi varjunud, võib-olla hakkaks nüüd mängima, et aga jällegi. Kas on seal satsis nagu piisavalt kvaliteeti, et see asi ümber pöörata? See vahe liidritega ei ole nagu meeletult suur veel, kuigi see hooaja algus on nagu totaalselt aia taha läinud. Ja uuel nädalal on siin Paidega ka mäng, kui see ka kaotatakse, siis ma ei tea, tiitlist võib vist suu puhtaks pühkida. Ma mõtlesin oma peas, et kas ütleme välja, et tiitliga on tšau, aga vahe on 6-7 punkti, see ei ole veel nagu meeletu. Jah, ei ole, üks asi on seal vahetabelis, aga see, mis nagu vastu peegeldab ja keeruline, seal on palju mõtte ainest, mida, kuidas teha, jällegi see on nagu tüüpiline jälle, et nüüd hakkame siin otsima, et see küll on riietusruumis kehva ja siis eelmine aasta ju oli võimalus nagu vastupidist rääkida, et tundub, et neil on kõik hästi, et seal Alliku ja Zappinen ja Zenjov, nad suudavad seda riietusruumi hästi hoida ja seal nii ja naa on ja siis kui läheb halvasti, siis me nagu hakkame vastupidiseid asju otsima ja leiutama, et ju siis ei ole hetkeseisuga see meeskonnas olevad mängijad nii heal tasemel veel või ei suuda nagu pakkuda seda, mis Flora-suguses meeskonnas pakkuda oleks vaja. Ongi kogu muusika. Jah, ma lihtsalt seda põhikoosseisu vaatan, Alamaa selle eespool on noor mängija, aga teised Zappinen, Alliku, Greida, Zenjov, Antonov, kõik ju ikkagi väga kogenud mängijad ja siis on see tagaliin, kus on nagu, kui sa oled alla või üle 21 aastane, siis sa sinna ei pääse. Aga Flora on varemgi näidanud, et nad tulevad võib-olla nende noortega peale, on ju, võib-olla seal ühe hooaja kannatavad ära madalseisu ja siis järgmine hooaeg need samad noored, kes seal mängivad esimesi mänge praegu võib-olla Premier Liigas kannavad väga kõvasti kaela. Mitte, et see on Kolobov, Veering või Tovstik esimesi mänge mängiks, aga näiteks Kukk on ju, kes siin ei ole ju eriti kogenud mees. Aga Levadiale selgelt teenitud võit, siin pole küsimustki ja Flora siis 6-7 punkti kaugusel sealt esikolmikust ja kindlasti pilved on tumedad. Nädala pärast samal ajal võivad olla pilved veel tumedamad või siis olla hajund, jah. Jah,
jah, nagu ütlesime, aga Paidega mäng. Aga kui Florast konkreetselt rääkida, siis tuleb päris tähtis nädal. Selles mõttes, et ega see võib olla nagu Trans kodus ja Paide oli nüüd kodus või võrsus? Et see võib olla nagu hooaja lõikes võib see nagu päris huvitaval kombel siin aprillis räägime sellest, et otsustav nädal. Võta siit, ma ei tea, kas või -5 juurde ja või Pinged maas, tiitli peale enam ei mängi ja pusime seal Harju ja Kurega esineliku nimel. Ma ei tea, kas nüüd asi päris nii läheb, aga teine suur mäng, Paide Kalju, 1-0. Kalju oli siis esimene kaotus, Paide tõusis tabeliliidriks ja mängu otsustas siis üks moment, Anier tuli vahetusest, minut aega oli platsil olnud, andis seal võttis palli omaks, hoidis kastis, andis Nigulale söödu, ütlesin õigesti. Ja Nigula siis lahendas ära ja Paidel asjad ikka väga hästi ju. Enne kui mängust räägime, avastasin sealt, mulle meelest ei lähe, väga lihtne asi, mis nüüd nägin Paides esimest korda, oli see mängujärgses intervjuus oli tehtud, klubi oli lasnud selle stendi teha selja taha. Kõik klubid, neil võiks olla see kohustus, et see võiks olla kodumängudel. See andis minu arust sellele mängulõpu intervjuule, tegi selle visuaali nii palju paremaks kohe ja nagu professionaalsemaks, kui minu arust küll, jah. Et minu arust see võiks olla kõikidel kodumängudel võiks olla niisugust, nagu koondise mängul on ju see täits tavaline. Koondise intervjuusid antakse ju kõik intervjuud. See on seest mixed zone'is on ju, kus on... Et nüüd oli Paidel oli see tehtud ja minu arust võiks see olla kõikidel klubidel niisugust end. Minu arust see oli, visuaal oli palju etem kui igaks üks Markus alustas seda, et räägime mängust ka või? Ei, ma ütlesin, et enne kui mängust räägime. Enne kui mängust räägime. Et ma ei unusta ära, et see mulle jäi nagu ülekande lõpust jäi silma. Tahtsin selle ära märkida. Tahtsin kiita Paidet selles osas. Ja kui Levadia puhul rääksime, kes tagasi on siis Victor Hugo, kes hooaega alustas küll tervelt, siis sai vahepeal vigastada, nüüd on tagasi ja William Gabriel oli ka ju pingil täitsa olemas mänguvormis, et tundub, et seal ka asjad liiguvad nagu paremuse poole. Keisel veel Ojamaad ja Turrid on ju veel katki, aga Paidel ka hakkavad mehed tagasi jõudma ja see ründesse just, mis see William Gabrieli lisandumine võiks olla ikkagi väga kõva valuuta, et see, kuidas see mees eelmine hooaeg mängu tegi, on minul küll väga hästi meeles, et Paidel just see rünnak on olnud võib-olla kõige suurem murekoht siin hooaja alguses. Tipuründajad neil ju selles mõttes nagu ei alustanudki selles mängus. Jah, seekord ju, Anieril, ma ei tea, kas tal on tervisega endiselt just niimoodi, et ta päris 90 minuti vormis siis ei ole, ta on ju vahetusest tundnud päris mitu vooru järjest. Ja alustas siis Modu Sonja tipuründes sellise vale 9 positsioonis siis pigem. No Paide, näed, kunstmuru peal paneb see hooaeg ka 4-0. Nagu 4 mängust 4 võitu, kui karikas ka sisse arvestada. Et toimib neil seal kunst... Hoi alt, Flora. Miks, muidugi hoi alt. Aga Anier pingi pealt, jah, ta tuli ju kohe, tõi selle muutuse mängu, et luksus ju, kui saad selliseid mehi nagu pingi peal hoida ja no seal oli see mingisugune statistika toodi ka välja, et esimene poolega vist oli see, kas oli esimese poole palli valdamine või? No, terve mäng on 65-35 Kaljule, esimene poolek 70-30 Kaljule. 70-30 on päris jõuline. Kalju nagu oli nagu kuidagi seda mängu nagu natuke nagu selliselt rahulikumalt vaadates, ta oli nagu rohkem seal Paide kastis käis mäng, aga lõpuks ikkagi ära lüüa ei suudetud, on ju. Sinu kiuste ikkagi lõpuks, näed, oleme jõudnud sinna, kus Paide on... Minu kiuste? No sa oled siin kogu öelnud, pole nagu veenev ja pole nagu ei ole hea nagu. Ei, no nüüd on Paide ikkagi hakanud ju paremini mängima, seda me rääksime eelmine nädal ka juba, et see tulemused või mängupilt on ka natuke hakanud tulemustel järgi tulema, on ju. Ja siin suhteliselt võrdne mäng oli kokkuvõttes, on ju, ja Paides sai selle ühe momendiga võidu kätte, et au neile. Ja suhteliselt ootamatust kohast tuli ju tegelikult. See Nigula lõi või? No, mul 14 punkti pingi peal rahulikult, kurat. Ei arvanud, ma mõtlesin, see Kaljurong ikka paneb. Sa ei loe neid tippe või? Mis tippe, ma teen vahepeal storiisid ja siis ütleb, et pane sinna storisse mingi Anier, kes jäi üldse koosseisust välja, mingi 4 venda valis välja, ükski neist umbes ei mänginud. No, mida ma loen neist? Ei no, kui võistkonnad ei anna teada, mis toimub mängijatega.
aga ma mäletan ka väga hästi ühte eelmise hooaja vooru, kus ma andsin 4 mängijat ja teenisid kokku mingi 50 punkti umbes. No, see on mingi 1-36, et see on see taba, et sellele pihta saada, see on ikka raske. Ei, Fantasist me veel jõuame rääkida, seal on tore asju rääkida. Aga see mängust veel midagi või? Minule just kangastus nagu silme ette, kuidas Sanier säilitas selle palli ja mul tuli nagu meelde paar hetki, kus Männila on tegelikult hoidis seal selle fake Baskotši vastu nagu üli hästi palli, et nagu kuidagi söökene, kui sul on ees selline füüsiliselt võimekas ründaja, kes tegelikult võiks ka ju varjund olla, või Sapinen on tegelikult samasugune, või jah, kes suudavad tegelikult kaitse pealt maha keerata, et see oli minu arust seal Paide Kalju mängus natukene see hetk, et kumb ründaja suudab kaitse pealt või nagu kaitse nii-öelda maha raputada või kuidagi sealt vastu püsida, et kuidagi selline füüsilisus, et neid nõtkeid vendi on ka võib-olla, kui vaatame sinna Harju poole, et seal ju kriisiteermed, Sillamaad on rohkem sellised ops, lähen, aga just ongi Männila on teised, et mis tüüpi ründaja sul seal ees on ja mida sa temaga teed, et Männila on ju tegelikult hea target, Anier samamoodi, et aga need targed mängid on ka natuke erinevad, et ega see Anier pole ka mingi hull nagu mahakeeraja, ütleme oma kaitse pealt, et kui ta kehasse saab nagu selles 1-0 väravaski, ta ei ole nagu väga tihti, ta ei hakka mingi, et ta võtab selle palli rinnaga või põlvega või siseküljega maha ja siis ta hakkab sealt kuskilt maha keerama. A la selle Lepiku stiilis. Vaat Lepik on päris hea mahakeeraja keskkaitsjate pealt. Aga Anier on tema tugevus, need target mängijad on ka natuke erinevad, et Anier on pigem just tugev selles, ütleme nii, tema selja tagant välja tulla, sealt ta on, paned mõõdulindi niipidi peale ja niipidi peale, saad ühe numbri, et ta teab, et ta on sellest tugev ja see, kus ta selle Nigulale ju lükkas, see oli ju kakras nagu vana number 9 tegutsemine. Paide siis võidu, lähme laupäevaste mängude juurde ka, sest laupäeval siis olid ka päris huvitavad mängud ja Kure, päeva esimene mäng lõppes siis Kure 2-1 võiduga ja mängupilti vaadates üsna ootamatult, sest Trans ikkagi, ütleme, suurema osa sellest mängust oli ju ikkagi aktiivsem, initsiatiivikam pool, loodi küll võimalusi, aga ei suudetud neid ära lüüa. Ja Kure siis oma paar võimalust sai ja lõigi ära ja Kuressaare siis jätkuvalt olukord selline, kus kõikidele peale siis eeldatava esineliku kõigil neile tehakse tuul alla. On see nii tehtud vähemalt. Võrdselt punkte Floraga. 9 punkti. Ja Transi seis ikkagi päris nukker, arvestades seda, et see tabeli eelviimane koht on ju nende käes praegu, eks ju, kui me eksi, et kuigi mäng oli rohkem nende käes, et seal ikkagi need mustad pilved, mis on Flora kohal, need ikkagi mõni neist jagub ka Narva kohale. Ootamatu Kuressaare võit. Kelle jaoks ei olnud. Ootamatu, aga vaatasin seda, neid mängu ma ei näinud, vaatasin väravad ja mingid momendid üle seal. Ja vaata, kui sa Eesti liigas mängid, siis üks asi nagu, kaks asja võiks nagu olla, mida põhimõtteliselt peaks oskama teha kindlasti Eesti liigas mängiv jalgpallur. Alati sa saad joosta. Ükskõik see muu jätta kõrvale, aga joosta sa ju pead suutma. Jooksmist pole vaja harjutada või treenida nagu selle koha pealt, et kas sa jooksed või ei jookse. Kas sul on tahtmist joosta? Jah, kas sul on tahtmist. Ja siis teine asi on standardite kaitsmine. Seal ei ole vaja mingisugust erilist mingit teadust taha panna, aga kui niimoodi sa ei jõua Eesti liigas juba, sa ei saa mitte kuhugi, kui sa nurgalööke on vaja ei piisa ainult sellest, et ma lihtsalt olen seal kastis tegelikult. Ma lihtsalt olen seal, sellepärast ma pean seal olema. See on üks kõige lihtsamini, see on sa saad nurgalöögid, standardolukorrad, karistuslöögid on sellised momendid, pikad audid, kus sul enne sellele aktsioonile eelneb ju mingisugune mõnikümmend sekundit sellist puhkepausi, sa saad rahulikult võtta, mõelda nüüd, kus ma seal paberi peal olin, millist meest ma võtma pidin, sa saad pulsi allapoole, sa saad panna kogu oma selle fookuse sellesse ühte momenti ja siis tulevad sealt ja siis kaitstakse neid nurgalööke niimoodi, nagu kaitstakse. Väravahist kuni nende tsoonimängijateni, kuni siis nende mängijateni, kes 1-1 mängivad vastaste kõige ohtlikumate mängijatega.
see mida ajas jumala närvi nagu. Ma vaatasin seal, ja seal löödi 3-2 ju oli Kuressaare lõi täpselt samasse väravasse nurgalöögist. Nurgalöögist tulid mõlemad ja seal kui Kuressaare teine asja. Et seal nii, see on lubamatu niimoodi nurgalööke kaitsta tegelikult. Olgu. Laura, sul midagi selle mängu kohta on veel? Ei, ma valmistusin naiste võiduks, nii et hea meel, kui kes seal võitis ja kes ei võitnud. Ja samal ajal, kui siis see naiste mäng toimus siis mäng ka Pärnus, kus Vaprus ja Tammeka siis väravaid ei löönud 0-0. Vaprus oli ikka päris palju võimalusi asi ära otsustada. Markus, vaatasid seda mängu? Seda ma vaatasin. Arvestades eelmise aasta saldot, kus Pärnu pani 4 mängust 4 võitu ja väravate vahe vaatasin järgi oli 19-3. Tammekal viimasest 13 omavahelisest 1 võit. Ja tegelikult Kure ja Transi saldo on enam-päevam sarnane. Trans on natukene rohkem, aga... Kelle kasuks seal on? Kuressaare kasuks viimased mingi 3 aastat. Seal isegi enne seda, kui Kožohovski siis nii-öelda ühest baasist teise hüppas. Aga jah, Vaprus Tammeka, seal võib-olla sellest mängust nii palju pole rääkida, kui siis seal Tammeka väravavahi osakonnast, aga midagi on veel mängust nii-öelda, mida tahaksid välja tuua? No mis seal ikka, natuke jäi vajaka mõlemal meeskonnal ründemängijate kvaliteedist või sellest. Aga jällegi, kui siin ennem rääkisin Anierist ja tema sellest, siis ma tõin võrdluseks näiteks selle Lepiku. Siis seal üks moment oli hullult kihvt, mulle see Lepik mulle meeldib, tal ei ole nüüd nii palju neid väravaid tulnud, esimeses voorus vist tal tuli. Esimeses voorus tuli 3 väravasöötu. 3 väravasöötu, jah. Aga vist väravaid. Väravad ta vist teises äkki mängus lõi või? Just on 1 löönud ikka vähemalt ju. Aga see, üks konkreetne olukord jälle, kus ta selle võttis selle oma kehasse, tema tagant ei ole üldse lihtne välja tulla. Ja siis, kuidas ta teeb selle võlts üks sammu sinna vasakule, nagu pool keha pettega, siis keerab oma vasaku jalaga löögile. Et tal on jube hea sinnaks, seda nagu kihvt vaadata ja ilus, sealt ta ei löönud ära, vist lõi üle napilt, aga muidu oli siuke, mina ei tea, suht võrdsete lahing oli see mäng ja jällegi Tammeka arvestades neid numbreid, mis me siin ette lugesime, siis pigem olla rahul. Jah, ja nagu me eelmises saates kahtlustasime, siis need kõige kurjemad kahtlused saidki tõeks, ehk siis Richard Aalandil Achilleuse kõõluse räbend lõpuni väljas. Ja siin tore pilt tuli ka kohe, kus ta Maksimkini palati kaaslaseks sattus, et tõesti selline, mingis mõttes tore ja mingis mõttes üldse mitte tore, et... Võtsin kaugkõne sinna Tartusse ikkagi möödunud nädalal ja tegin 1,5 tunnise vestluse. Richard Aaland on selline positiivne kuju, et ega ta nagu pisarates ei olnud, et mehel on ikkagi tahtmine tagasi tulla, paus tuleb päris pikk, aga küsisin, üldse, kuidas see kõik käis, et op ja värgid ja särgid ja tegelikult seal nii tema haiglasse mineku oleku kui seal käimisega seoses ja Mark Maksimkiniga on ka seotud üks premium-liiga endine mängija Kaarel Kallandi, kes Mark Maksimkinit vist isegi lõikas või on lõiganud nüüd ja Alandit ka aitas seal, et siis Aland muidugi naeris, et Kallandi mängis Tammekas, ma ei tea siis palju tal mänge on seal hingel kõrgliigas. Et ütles, et naeris, et ma tõstan teid siis Maksimkiniga ühte paletisse, et endiselt tiimikaasa siis Transist. Jah, ja Alandi lõikus läks ka niimoodi, et suht kiirelt sai lõikusele, seal on ka Tammeka on eeskujulikult teinud vist õnnetusjuhtumi kindlustuse, kus seal siis vajadusel saab ka siis kiiresti operatsioonile, aga seda ma sain aru, et see oli siis haigekassa rahade eest. Aga operatsiooni tegi hoopis keegi jälle, mingisugune doktor Tein on siis toimetamas seal meditsiinimaastikul. Ja operatsioon tehti Alandile, ei ondki see tervenisti ei pandud magama. Tehti niimoodi, et oli üleval ja rääkis selle arstiga seal vestles nagu. Tunnine op oli planeeritud, läks 1:20 peale. Ja seal natuke vedas, et Alandil, et tal oli mingi kuidagi, mitte nüüd ebainimlikult pikad, aga
aga kuidagi väga pikad kõõlused ja see mingi lihtsustas seal mingit olukorda, et sai seal mingid asjad kinni panna. Et ütles, et rääkis siis tund 20 sai juttu rääkida, tund 10 pealt seal hakkas natuke tuimestus hakkas kuidagi lahtuma, et siis ütles, et hakkas natuke ebamugav tunne tekkima. aga selline asi oli jah, aga nüüd on juba mees kodusel ravil ja naersimegi, et saab siis natukene ülakehaga tegelema hakata. Ja jah, head paranemist kindlasti Alandile ja ma ei tea, peab kuskile DM-id saatma Boston Celticsi korvpallurile Jason Tatumile, kes siin ju just vähem kui 10 kuuga tuli tagasi, mis ta oli, ütleme, mängis ikkagi põhimõtteliselt täisjõul trennis korvpalli juba seal vist 8 kuu peal, mis täiesti pretsedenditult kiire nagu tagasi tuleks. Jah, tavaliselt nii kiiresti ei lähe. NBA on hädas praegu oma nende Achilluse purunemistega, seal eelmine hooaeg oli 9 vist või 7, just, jah, 7 või 9. See oli kusjuures see muster veel, et mängiti nagu see äärelihas nagu kerge venitusega ja siis selles konditsioonis just läks selle sama jala hilka mitu korda. Jah, kui Alandi uudis välja tuli, siis ma panin otsingusse, et palju neid eelmine hooaeg oli ja tuli, sa võid pärast kontrollida, kas oli 7 või 9 ja muidugi NBA jaoks on see punane tuluke lööb põlema. Kõige rätsim oli see Tyrese Halliburton, kes ju finaalseeria 7. mängus suht mängu alguses nagu rõves ära endal. Eks kõige suuremal laval, mis sul üldse saab korvpallurina olla nagu selles mängus läks seal alguses. Aga jah, NBA muidugi paneb sinna nüüd sellesse, et miks see juhtub, muidugi investeeritakse päris suuri summasid. Aga eks paistab, ega see ei ole lihtne vigastus seal. Aland ütles ka, et ma ei mäleta, kumba pidi see oli, et kas sul on tunne, et sul on kogu kand üleval või sul on kogu tunne, et kand on all, et vastupidi tekib see, sul Achilluse kõõlus hoiab ju, tekitab kannas selle tunde kuidagi, et ta on sul maas vist, aga mingi väga veider tunne on tal. Ta kirjeldas ka seda ja ta ütles, et see käis vahetult enne, kui ta seda palli siis püüdma hakkas. Et tavaolukorras oleks see pall, mis see Sonja talle lõi, oleks rinna peale ja kontrasse. Ja just täpselt see videos näebki välja, nagu Aland oleks nagu jube kaer väravaht, lihtsalt puhtalt selle pärast, et kes ta lugu ei tea. Kas minu meelest isegi Premier League pani selle video alguses üles, nagu et Sonja väravis, pärast ma vaatasin, minu arust see võeti maha isegi Instagramist. Seda ma nii ei tea, aga lihtsalt mõtlengi, et täpselt, et see, kes ei tea, see vaatabki, et see on match fixing. Eesti liiga on. Reaalselt, et see tegelikult, jah, kui see maha võeti, tegelikult isegi kokkuvõttes, pigem hea lahendus, et see natuke keeruline olukord. Aland ütles jah, et tal konkreetselt, ütleme, mõni hetk enne seda, kui ta seal püüdma hakkas, tal oli juba oma peas, et mis asja, et ma selle püüan kinni. Et konkreetselt jalg kadus täitsa nagu alt ära, et sellepärast see on pisut selline koomiline väljakukkus. Meil lihtsalt see Premier Leagues juhtub nagu nii veidreid asju nii tihti. Nagu, selline asi, kunagi varem keegi näinud sükst asja, et väravvahil tuleb süke löök ja ta löögi nagu püüdmise ajal kuidagi saab nii raskelt vigastada ja pall läheb sisse. Tõesti nagu mingis mõttes ainult Eesti liigas, aga sükse asju juhtub Premier Leagues kogu aeg. Mitte selliseid asju, aga mingid sellised nagu ma mäletan eelmisest aastas see Mussolitini vära, mida ta tehniliselt ei lööndki, aga see Matrossov koperdas sisse, et see tuleb kohe mõelda ka. Ja ei juhtu ka seda, et nad ju käisid ju Aland ja Koskor käisid ju paar päeva varem Mark Maksinkinit tervitamas või seal käisid toeks seal haiglas ja siis, kuidas see Alandi pilt ilmub selle muigega sinna, et oleme alati kaaslased. Ja mõtle, Koskor tuleb mullikile sisse panna, et kiiremas korras on ju, kui seda pole juba tehtud. Aga eri luba väljastati ja Kristjan Lapa Florast Tammekasse. Palju need erilubasid väljastada saab huvitav või mis alustel, mis seal need asjad on? See ei ole ju midagi eriskumalist, seda me oleme näinud ju välismaal ka, minu arust Inglismaal on ka see väga sagedasti juhtub seda, et ma mõtlen Eestis, Inglismaal, me võrdle ennast Inglismaaga, ütleme Eestiga. Et mis see kriteerium on, et ilmselt kui sul ei ole kahte tervet nii-öelda väravat, seal ongi muidugi küsimus, et seal on duubel ka ju, mis mängib esiliiga B-s on ju, seal on ka ju väravvahid, eks ju, idee poolest, et kus see piir nagu justkui jookseb, on ju. Ma just mõtlesin, kui Floras nüüd Kivilaga midagi juhtub, sest Grünwald ju vist... Grünwald on nüüd terve, on ju. No aga kas
siis lükkavad peale, et mõtlesingi just, et kui sellel hetkel, või kui palju nad huvitav pidid nagu üle mõtlema, et kas Grünwald on ikka terve või sealt kuidagi üle kaaluma, et tegelikult see oleks Grünwald põnev, on suhteliselt nagu õrnast klaasist vist tehtud ka, kui tema viimast aastat ajalugu vaadata. Aga just, et mis need kriteeriumid on, et kas jalgpalliliit ütleb, et kuulge, teil on ju olemas, teil on pingi peal väravaht olemas, pange mängu. Üks väravat, ilmselt nagu see, et sul peab 2 väravat ikka olema. Seal on üks 3 esindusvõistkonna väravahti nii-öelda OEL, kes olid Aland, Kiidjärv ja Sahtel, on ju. Sahtel on just Rangluga. Ja Aland nüüd Ahilkaga, et kus see piir nagu nii-öelda esindusvõistkonna või kasutatava väravahi ja mitte kasutatava väravahi vahelt jookseb. Aga ma arvan, et antud juhul see oli nagu, mina ei näinud selles nagu mingisugust ei see jah, ütleme, et Tammeka leidis lahenduse ja kindlasti ma arvan, et Lapa oli ise ka 2 käega poolt, et no ta ju jah, siin täna meil intervjuu ka temaga, kus ta ju räägib jah, et ta tegelikult kui meie oleme siin vahel rääkinud, et äkki ta on rahul selle 3. värava rolliga, siis tegelikult midagi sellist küll ei ole, et ta on ikka alati tahtnud mängida ja ta HEL oli ka minust päris mitmes kohas oli nagu see nimi käis läbi, et kas ta läheb äkki sinna laenule, kas ta läheb sinna laenule. Nõmme United oli vist näiteks üks, kus ju kes ka kindlasti oleks võib-olla mõne kogenuma väravahi üle rõõmus olnud, aga lõpuks mingil põhjusel need asjad siis ei realiseerunud ja nüüd ta on siis Tammekas, saab mängida. Ja kohe nullipenk üles. Selles suhtes 2 trenni pealt üsna hästi. Nojah, oli natuke selles Tammeka mängus, seal ebakalasid oli seal väljatulekutega ja oli näha, et ikkagi oli väga, väga värske meeskonnaga liituja, aga Lapa on ju näidanud siin Flora eest mängideski, et tegemist on päris korraliku, Eesti mõistes väga korraliku väravahiga. Kahtlemata. United Harju mäng oli ka siis laupäeva hilisõhtul isegi Premier Liiga tavalise aja määramise järgi. Harju võitis selle mängu, Sportland Ernel 2-1 ja tõusis tagasi võidulainele, tõusis tagasi sinna suurde mängu. Ikkagi esikohast ju ainult 4 punkti maas, pärast 7 vooru pole üldse paha. Ja Unitedi enda kasvandik liit seal lõi oma värava, on ju. Siis Harju eest Unitedi kasuks, aga Harju lõpuks ikkagi lõi ise 2 tükki ja sai sealt 3 punkti kätte, et üllatav tulemus või mitte? Suht 50-50 mäng. 50-50 mäng, jah. Päris äge mäng oli, mida vaadata, et esimese poole põhjal ma ütleks, et Harju mängis selle oma taktikalise plaaniga Nõmme Unitedi nagu üle, see kõrge press ei tahtnud Nõmme Unitedil toimida. Ja muidugi Harju õnnestus ka nagu oma tegemistes päris edukalt ja endiselt nad mängivad, kui Harjust rääkida, siis nad mängivad kihvti võtti nagu. Mulle meeldib. Et mingisugune mõte on taga, mingisugune idee on taga, on näha, et nad on seda harjutanud. Mängijad on ägedad ja üldse oli nagu tegelikult mõlemalt poolt siuke täitsa hea tasemega jalgpallimäng. Mul mingil hetkel seda mängu vaadates tekkis ka see tunne, et need on justkui nagu need tabeli teise poole võistkonnad, kes mängivad nagu äge mäng oli, nagu siuke kvaliteetne mäng. Kvaliteetne mäng oli kuidagi, jah. Et mul tekkis ka seda mängu vaadates see mõte või see tunne. Aga midagi nagu rohkem ei oskagi või ei tahagi selle mängu kohta rääkida. Laura, sul on veel mõni? Nii, ma suhteliselt nõustun, et täpselt siuke 50-50 mäng mul veel lähen jälle sinna tulevikku, et panin Fantasy Sovuusu kapteniks selle, et minu jaoks ta on sellel või mul, kuna ma tegin seal aasta alguses paari Unitedi mingit seda ettevalmistusmängu või kuidagi neid, kas siis kommenteerisin või vaatasin, ja mulle jäi ta kuidagi nii silma ja ma kuidagi mõtlesin, et see on see kuskil see salajane punktimasina, tegelikult on ju teinud vist 4 väravat, 1 väravasööt tegelikult 7 vooruga päris korralik, et ja ta mängib nagu kihvtilt, ta on kiire, ta on siuke väikene, ta jõuab igale poole ja siis on sul seal Saka enam-vähem peaaegu samasugune, kiiruses natuke alla võib-olla jääb, on ju. Et tõesti, et need tüübid ka, mis on nii Harjul kui Unitedil on tõesti
põnevad mängijad, sa tahadki seda mängu sellepärast vaadata, et kuidas sellel vennal nüüd läheb, kuidas temal ongi Harju poole pealt, näiteks Kelementi on olnud ka huvitav, vaatasin nüüd mingites mängudes, et ta kuidagi väga hästi pöörab, teeb rahulik, et ka kuidagi jäänud hästi silma, et tõesti mõlemad meeskonnad täpselt sellised, et Premium liigas nagu väga-väga tere tulnud, et tõesti kihvt vaadata. Kiiremas korras eri tähelepanu Kabalile. Mulle hullult meeldib ja kui seal vähe tõsisem töö, individuaalne töö selle mehega panna, siis Eesti jalgpall võib saada päris kihvti number 6 positsiooni. Et tõesti jätab kuidagi sümpaatse mulje. Kabariidid on nagu ebaeestlaslikud. Ja seal nipet-näpet juurde ja seal võib tulla päris kihvt kuju, aga need aastad lähevad kiiresti. Aga mõlemad, jällegi sellest treeneritest rääkida, mõlema meeskonna treenerid, siuksed noorema generatsiooni esindajad ja on näha, et ikkagi vaata sellised vaadatakse, mis parimad teevad ja Harju ju kasutas nüüd, nägid, savatsid mängu? Arsenali nurgalöögi taktikat oli Harjul. Sinna läksid sinna taha posti. See ajastus oli muidugi natukene paigast ära. Nüüd võrdluseks siis eilne City Arsenali mäng, siis ma just võrdlesin, et kuidas Harju selle liikumise tegi ja kuidas siis Arsenal tegi. Arsenal muidugi, nad on lihvinud seda. See oli üks nurgalöök läks vist napilt sinna värava katusele. Jah, et Harju nüüd ka praktiseeris seda. Ja siis teiselt poolt jällegi Nõmme Unitedi peatreener, siis need süksed juba mitmendat puhku on näha, kuidas võetakse süke mänguline time out. Nüüd oli ka väravaht mingil hetkel istub maha ja siis saavad paar meest sinna peatreeneri jutule minna, et jällegi ma ei ütle, et seal midagi ei juhtu väravahi puhul, aga see on nagu süke asi, mida tippjalgpallis kasutatakse ja see on kihvt nagu näha, et me nagu implementeerime neid asju siia enda kohaliku võtti ka, et keegi ju ei saa väravahile ette heita, kui ta 50-60 minutil korra maha istub, et mul siit natuke sügeleb. See on asi, mis vajaks kuidagi mingit reguleerimist. Kuidas sa reguleerid seda? Aga seda on võimatu reguleerida. Aga võib-olla siis niimoodi, et kui sa mingi sellise olukord teed, vaata, kas mingid need reeglimuudatuse ettepanekud ei olegi sellised, kui sa ei saa mingi aja tagasi tulla väljakule, kui sa ütlen, et saad keegi teine platsilt minema korraks. Väravahi puhul sa ilmselt, nagu aastalõputurniiril, kui sa saad kollase kaarti, siis väravaht ei pea platsilt ära tulema, saadetakse keegi teine. Et midagi sellist siis ilmselt äkki. Väga keeruline on sükst asja kuidagi raamidesse panna, et ma ei tea, ma küll ei oska seda näha. Aga see on, mina ütlen, et see on tervitatav, et me sükseid asja nagu Eestis ka näeme. Kasutame, jah. Et kihvt. Et vähemalt üritatakse nagu teha seda sama, mis maailma tipptasemel kuidagi tehakse. Läheme ennustuse juurde ka. Ennustuse puhul siis nii. Tavaline ees, vaatan, üks mees on eest ära, teised on seal ikkagi väga, väga tihedas pundis koos. Minule siis sellest voorust 3 punkti peaks olema. Ma panin õigesti Kurevõidu. Ma panin õigesti 2 pühapäevast mängu. Ja valesti panin siis näiteks, ma ennustasin United võidab Harjut ja ennustasin Vapruse võitu, kui tuli sealt Vapruse Tammeka Viik. Mulle siis pidi tulema 4 või 5 või 4 või? Ära nüüd hoogumine. Vaatame, ma võtan kohe eelmise korra ennustuse ette. Nii, Markus, sina, Narva Kure mööda, Vapruse Tammeka mööda, United Harju mööda, Levadia Flora pihta, Paide Kalju pihta. Ehk siis 2 punkti sul. 4 oli hea pakkumine. Aga enam-vähem nagu, +-2. Ja kes näeb ette, et Kuressaare sõidab Saaremaalt 500 kilomeetrit Narva, on jah, ja võtab sealt võidu? Mina, Kris ja Laura. Te teadsid, et nad tulevad Tallinnast. Me rääkisime sellest eelmine saade. Jah. Ühesõnaga seis siis selline, nagu siin ekraani peal nägite, siis minul kirjas 24 punkti, siis on 18 punkti peal Kris, Laura ja Viivatpet, 17 punkti peal Markus Jürgenson ja 16 peal Kristina Kangur ja Heiti Heli. Nii, ja meil on... mis see vahe on? Kellega? Kellel, kus? Mis on esikoht ja näiteks Jürgenson? 7. No, sul on uue nädalaga võimalik, kohe vaatame, kas on võimalik. Sama palju nagu Floral esikohaga või? Jah.
Tuletan meelde, sa juba ma olen samas seisus. Kaalusid seda, kas kuulutada tiitel lännuks. Davai, paneme siis, tõmbame siia selle paralleeli. Jaa, uuel nädalal 2 vooru ees, juba homme õhtul siis ju voor algab Kuressaare Vapruse mänguga ja Kuressaare Vapruse puhul siis on meil kaks massist erinejat, ehk siis Kris Ilves ja Heiti Heli ennustavad Vapruse võitu, kõik ülejäänud siis Kuressaare võitu. Ehk siis Kuressaare seni on kõiki teisi peale top 4 võistkondade võitnud. Enamik ennustavad, et nii läheb ka seekord. Nõmme derbi, Kalju versus United Hiiul. Massist erineja Markus Jürgenson, kes on ennustanud viiki. Ja ma muutsin selle ära. Ahah, tegelikult ei ennusta viiki? Ei tähendab, räägi. Ei, ma muutsin ta, muidu oli teine tulemus. Aha. Aga ma viimasel hetkel editisin seda saadetud vastust. Kõik teised ennustavad siis Kalju võitu, eks? Meenutame eelmise hooaja esimest Nõmme derbit. 0-0. Hiiul. Jah. Nõmme Unitedi Premier League ajastu ainus 0 mäng siiamaani. See on täitsa ulme statistika tegelikult. Ühe korra on 0 taga hoitud. Siis see esimene hooaeg läks neil ju ikkagi päris 36 pluss 7, siis on 43 ja 1-0 mäng. Levadia vastu oldi nüüd väga lähedal. Paar vooru tagasi. Ja. See on täitsa karmne. Tammeka versus Levadia, siin erinejaid ei ole, kõik ennustavad Levadia võitu. Loora versus Trans. Siin ka üllatavalt võib-olla erinejaid ei ole, eks kõik ennustavad Flora võitu. No kus sealt ka nüüd ei hakka tulema, see on kodus ka ju. Aga kui praegu on asjad kiiva kiskunud, siis äkki kisuvad veel rohkem kiiva, aga samas meil on... Siin on mõlemad pundid, kellel on kiiva kiskunud. See kuulus El Säkiko, et 2 peatreenerit on mõlemad surve all, et Vassiljev versus Kozovski. Ja siis on meil vooru lõpetav mäng Harju versus Paide. Ma ei tea, kas see lõpetav on seal, mis samal ajal need mängud toimuvad. Ja siin on nüüd 2 viigipakkumist, mina ja Laura mõlemad ennustame siis, et Harju suudab kodus Paidet hammustada ja ülejäänud ennustavad siis Paide võitu. No, Laura, kas selgitad sina ennast või selgitan mina ennast? Ma iga kord, minu jaoks on see nagu loto, et kui pühapäeva õhtused rallid meil seal chatis pihta hakkab, siis ma saan aru, et ma pean kiiresti ka midagi vastama ja siis ma panen täiesti suvalise tunde pealt. Kahjuks ei pane, aga vaatasin küll vist jah, et mingid asjad, või ikka võrdled seal võib-olla mõnega, aga selles mõttes copy-pastet ei tee, aga minul lihtsalt Harju, ma arvan, et on tubli sats ja Paide mäng ei ole tegelikult lõpuni ära veennud, nii et see on niisugune pool võib ka olla, et Paide 4-0 ja lähme. Kuna see mäng on kolmapäeva õhtul küll 7? Tuleta meelde, viimati Harju Paide, kui mängisid, Harju võitis 3-0 kodus. See oli see Eerme 2 väga naljakat väravat vist on. See oli võõrsil, aga see 3-0 oli sügisel nüüd, kui see oli, kus Paidel viimased nagu lootused vist, ma ei teaks, kolmikusse jõuda kadusid ära, kus nad ikkagi põlesid täitsa läbi seal. Jah, see Eerme vist oli mingi viigimäng. See oli see, kus see üks tüüp tuli teisel poolel peale ja läks mingi 10 sekundit hiljem ära, sest see punase kaardi. Mitte Televitš, vaid see oli see Tubatškitš. Võib-olla, jah. Tražen Tubatškitši 46. sisse, 47. punal midagi sellist. Ja seda mängu isegi tasub minna vaatama. No, kõiki mänge tasub minna vaatama. Ei, ma ütlen, seal on ju, ma arvan, et kolmapäeval samal ajal. Nad hüppavad ühele ajale. Ja siis on meil 9. voor ka, mis lõpetab siis esimese mänguringi juba. Ehk siis hooaeg on juba, saab päris vanaks nädal aega hiljem saame, või järgmisel nädalal saame juba esimese ringi kokku. Esimene kvartal lõpeb ära. Jah, ja seal on siis esimene mäng Harju versus Tammeka. Siin on Kristina Kangur läinud erinemise teed ja ennustanud siis Tammeka võitu, kõik teised ennustavad Harju võitu. Nõmme United versus Kuressaare. Siin on nüüd kõike pakutud. Laura pakub viiki. No see on päris keeruline mäng ka, mida ennustada. On. Mina, Kangur, Heiti ja Markus ennustame Unitedi võitu. Ehk siis Kure seeria, kui ta nüüd siin vahepeal ei katke, siis katkeb nüüd. Ja Kuressaare võitu ennustab nii Viivatpet kui Kris Ilves. Et on kõike pakkunud. Viivatpeti arvates on ka Kuressaare favorit. Jah, no Kuressaare on praegu mänginud hästi. Kalju versus Vaprus. Siin nüüd erinejaid ei ole, kõik ennustavad Kalju võitu. Ilmselt ei ole ka suur üllatus. Sisuliselt ju esikoht versus viimane koht on ju. Paide versus Flora, suur mäng. Suluseisu derbi või kuidas seda nimetama peaks. On kõike pakutud? Ei ole. Ainus massist erineja on Kris Ilves, kes pakub viiki, kõik teised ennustavad Paide võitu.
ja Levadia versus Trans, siin ei ole massist erinevaid, eks Levadia võitu ennustavad kõik ennustajad. Et päris palju on selliseid mänge, kus ikkagi on enam-vähem üksmeel, on ju. Tahtsin öelda, et suuri kõikumisi see nädal siis äkki ei tule. Jah, mis tähendab, et need vahed väga ilmselt ei muutu. Aga põnevaid mänge Kamaluga? Jah, no kindlasti see Paide Flora nädala võib-olla siuke maiuspala on ju, et on siis pühapäeval, jah? R-i mäng. Peaks nii olema, on ju. Ja kalendri ette. Jah, Paide Flora pühapäeval. Nii et tasub jälgida ja juba siis homme õhtul Kuressaares vooruga alustatakse. Tööpäeva õhtune mäng, mis ju Saaremaa publikule väidetavalt pidi olema kõige sobivam aeg. Paar asja siin nüüd lõppenud voorust ka teeme selgeks ikkagi, et kommentaatorid, et ei ole spagaati olemas jalgpalliväljakul, ei ole spagaati olemas ja Heiti vist oli, kes Heiti, mis maakonna vend on? Kus ta? Oota, me ükskord rääkisime, jah? Garderoob. Räägime oma garderoobist. Riietusruum on. Või rõivistu? Rõivistu. Garderoob on teatris. Koolis on ka garderoob. Ja koolis oli ka garderoob, jah. Aga jalkameeskond tegi garderoobis. Ei no on nii. Ja spagaat ei ole. Spagaat on see, kus 2 jalga nagu lähevad niimoodi. See on spagaat. No tehniliselt seda, ma arvan, et väljakul saab teha küll. No, jaa. Selles mõttes. Seda aga ei näe vist. Jah. Mina pole oma silmaga näinud. Iga aasta alguses on need Flora esitlused ja seal alati, ma seal naiskonna omal olen käinud paar aastat ja peaks olema see Irina Kozlajeva, kes oskab spagaati teha, et seal alati räägitakse lõbusatest faktidest, et kes on kõrgushüppaja olnud ja kes on odaviskaja olnud ja tema oskab spagaati, nii palju ma mäletan. See oleks punkt muidugi, lähed lööki blokeerima näiteks ja siis tuledki spagaadiga nagu ette. Nagu mitte nagu pikk, nagu niipidi spagaadiga, vaid nagu näiteks niipidi, nagu kõrval. Libistas spagaadiga. Võib väga valusalt lõppeda. Ja teine asi veel, et nagu ülekannetest veel, et endiselt, et on jalgpallilised väljendid, üks asi on tsippama, teine asi on üle tõstma näiteks, et kui sul ründaja läheb väravaiga 1-1 ja pall põrkab ees ja siis sa siseküljega üritad üle väravai tõsta, siis see on nagu üle tõstmine. Üritan üle tõsta. Tsippamine on jah, et sa lööd ikkagi nagu kui nagu teema sellele läks, siis sealt samast mängust mõnest oli Heiti abikommentaator, kes see on nüüd liigamängust, see oli kuskilt, seda ma võtsin mingit Premier League'i ülekandest. See garderoobist. Aga mõnest Heiti abikommentaator ütles, et Tanel Lang on liiderlik mängija. Liiderlik või? See on see mingi põhinali, ma ei mäleta, mis kunagi oli mingi artikkel ka. Oli mingit eesti keele filoloogi õppurid ei teadnud, mis seda tähendab vist või midagi sellist. Et liiderlik tähendab siis, ütleme, litsakas eesti keeles siis, jah. No võib-olla ta teab midagi, mida meie ei tea. Jah, see võib-olla Tanel Langi kodus põhjuses ka võib-olla väikses viisi tormi, loodetavasti mitte. Liidri omadustega, jah. Olgu nii, lähme väliseestlaste juurde, sellepärast, et seal oli ka ju meil ikkagi suur märk maas, Karl Mets lõpuks Bundesliigas ka esimene värav kirjas. Vahi kurivatu, ma just mõtlesin too õhtu, et lükkan arvuti käima ja vaatan laivis. Minul oli enne mängu millega pärast tunne, et kus äkki täna nagu. Aga ma ei tea, miks. Et täna vaatad või et täna lööb? Ei, et täna lööb, et nagu äkki juhtub midagi sellist. Kui see on uitmõte lihtsalt korra käis läbi, kui ma nägin, et reede õhtule mäng on. Ma korra neljapäeval teise teemaks Karoliga rääkisin ka ja siis mõtlesin, et taks pidanud ütlema, et löö värav ka ja näed, lõi nii kui nii. Aga see mäng Metsa ja St. Pauli jaoks natukene sellise kibeda maitse lõpuks suu jättis, sest Mets ise siis põhjustas penalti, millest tuli siis viigivärav ja sellest võidust, mida oleks väga vaja olnud, jäädi ilma. Laura, sina Karoliga natukene suhtlesid siin pärast mängu, et kumb siis oli domineerivam emotsioon, kas rõõm värava üle, mida me ütleme sealt tähistusest nägime väga, väga kihvtilt või siis pettumus sellele, et punktid kaotsi läksid? Ma arvan, oligi vist 2 lehte laiali, et väga konkreetselt rääkisimegi alguses väravast, sellest, kuidas see oli, kokku oligi lepitud, ilmselgelt ka sellisel tasemel on see standardolukordade analüüsid, trennid ikkagi väga teistmoodi või sellised väga, väga detailsed, et teadsid, et Köln võib olla haavatav sellisest kohast ja väga ilusti mängitud olukord. Ja mitte teadsid, vaid minu arust oli seal ülekandes öeldud, et Köln oli päris, kas ta oli seal tabeli taga otsas selles osas, et nurgalöökidest
ja standarditest sisse lastud väravad oli nii-öelda jutumärkides parim liigas. Et siis ongi vaja sealt näelata, et tegelikult kui vaadata seda mängu ka neid teisi variante, siis tegelikult St. Pauli oleks pidanud võitma, see XG oli seal ka üle 2 ja Kölnil seal ikkagi mingi ühe tuuris, et arvestades neid momente, see väravat tegi seal mingi täiesti pööraseid asju, mingi varbatsaga viimasel hetkel, et no see ei olnud nii hullu midagi, ei olnud nii hullu midagi. Seal, ma arvan, et see XG seal oli esimesel poolel oli selline olukord, kus tuli selline pehme pall nurgalöögi, järgne olukord jälle nurgalöögi, kus tuli selline pehme pall, et ei olnud väga palju jõudu selles pallis ja siis ründaja oli täitsa üksi 5 kast joone peal, hüppas hästi kõrgele, aga XG jaoks on tal ei olnud kaitseid ümber, ta oli 5 meetri peal, üksinda ja lõi siukse plönni nagu väravahile kätte. Ma arvan, et XG osas on see päris suureks ajab selle numbri. Aga kui sa nagu seda olukorda vaatad, siis ta ei saanudki sealt väga palju tugevamini lüüa. Aga St. Pauli jällegi, nad kaotasid nagu jälle selle oma ülesehituses neid nagu lihtsates olukordades palli ja siis sai see Köln tulla niimoodi 3-3, 4-4 vastu. Mis tegelikult nagu jalgpalliselt on väga ohtlik olukord, aga XG-st ta nagu ei kajastu. Et see on niisugune nagu veider olukord. No, veel kurvem uudis oli see, et Werder võitis veel selle järel, ehk siis vahe St. Pauli jätkuvalt siis 16. kohal, vahe Wolfsburgiga, kes on väljalangemistsoonis, on ainult 2 punkti ja Werderiga, kes siis on nii-öelda esimene täitsa turvaline võistkond, seal 1 koht üleval on juba 5 punkti. Aga järgmine mäng on Heidenheimiga, eks tabeli selgelt viimasega. 2 tükki vist on veel nende tagumiste puntidega, siis olid mingi Leipzig ja ma mäletan, kes see teine oli. Kölniga mängiti nüüd, eks ju, ja kas keegi sealt eest veel ikkagi? 2 eest ja 2 eest tagant. Selles mõttes mingi, või nagu enda kätes selles mõttes. No kindlasti enda kätes tuleb paar võitu sealt ära võtta vähemalt ja siis on nagu asjad veel tehtavad, aga praegu seisuga tundub, et 2 lisamängu võivad olla täitsa aktuaalsed. See penalti olukord, mis ta tegi, seal oli ka, mina ka vaatasin ülekandes kohe, näitas kordust, mõtlesin, joh, Heidi. Mets ütles pärast hommikul rääkisime, ütles, et nii kui see olukord ära käis, oli nii õnnetu, vaata, mõlemal mängijal, nii sellel ründaval mängijal kui temal jäid nagu nii-öelda mitteaktiivsed jalad, oli see, mis nagu kokku põrks. Selles mõttes, et ta lööki läks blokeerima vasaku jalaga Mets. See trailing leg on ju see. Ja siis seal käis see, aga tegelikult miks oli tegelikult nii klubi St. Pauli kui ka spordidirektor ja peatreener väidetavalt olid päris kurjad, et seal mingite nurkade alt, mingi kaamera nurkade alt ikkagi oli näha, et see ründaja tallus ennem rahulikult Ahilka peal Metsal, aga Mets ikka siuke Eesti juurikas, Mets nagu Mets ikka jäi püsti. Ta oleks seal mõni muu rahvus on, ta oleks karjunud ja hüpekast kinni võtnud. Mitte selles libistamisolukorras, vaid nagu sellele eelnud, kui nad püsti olid. Vist jah, et seal oli mingisugune Ahilka peale tallumine. Ta ütles ka, et Rehpal võiks üle vaadata selle, et mulle tundus, et ta mõtles seda, et selles libistamisolukorras nagu tundus, et tegelikult vastane natuke astus justkui peale. Äkki oligi see olukord siis, jah, et siis astus. Aga Rehpalile muidugi ka siin tuleb tunnustada, et väga kiiresti reageeriti ja tehti seal analüüs ära, et mis siis nende hinnangul tuvastas, et oli tegelikult õige sekkumine varjalt, et penalti oli. Mulle tundus ka, et seal võib-olla ta ikkagi nagu täpselt selle tagumise jalaga nagu sõitis sinna otsa, et toba olukord selles suhtes, pall oli ju põhimõtteliselt auti minemas juba, et ei olnud nagu otsest akuutset ohtu väravale, aga tööõnnetus, jah. Mets hommikul helistas ikkagi, saatsin talle ma vaatasin, kes oleks seda arvanud, et juhatus vaatab õhtu, mis päev see oli, laupäev? Reede õhtu, jah, hiline mäng. 21.30 reedel, jah. Teist poolega seal ma vaatasin arvutist, tuled kustus ja juhatuse liige kõrval ka suure huviga vaatame Bundesliga mängu, kus sõber mängib, et päris kihvt. Mets hommikul uhkusega helistas, et tema nüüd juba sõidab trenni, et ärkad või? Aga mul oli juba saun tehtud, joostud, kohvi joodud. Jah, aga häid uudiseid tuli veel, kuidas iganes öelda, Matis Käidi koduklubi Tun võitis Baselit ja nüüd on küll siuke tunne, et on vormistamise küsimus, see Šveitsi meistritiitel. Me vist ajasime jama eelmine kord seoses selle põlenguga, et see mäng ei pidanud mitte Baselist toimuma. Ma sain aru, et see pidi olema, kus see mäng nüüd toimus? Tunnis? Kodumäng oli või? Küsid siukseid
rumalid küsimused. Ei ole, sellepärast, et me rääkisime eelmine saade sellest, et praegu, tänane või seekord kas see oli mingi teine mäng ei olnud või? ei, Tunni Baseli mäng ju lükati ju edasi, see on see sama mäng, mis edasi lükati, mängisid nüüd selle mängu ära või? Mai alguses on üks Basel tund veel. Et võib-olla see mäng nüüd lükati siis kuskil hooaja lõppu, äkki mis edasi lükati. Sest minu arust see oli Baseli põleng ikkagi. Ja Baselis oli põleng, aga sealt tuli mingisugune selline... Praegu oli mäng Tunnis. Aga no ma ütlen, ma ei tea seda täpselt. Ma ütlen, mulle tuli Šveitsist tuli mingi info, et see pidi toimuma Tunnis see mäng, aga et Baseli staadionil oli põleng ja põlesid mingid vormid või asjad põlesid nagu ära. Et väga loov viis mängu edasi lükata muidugi. Aga seal olid mingid pildid. Ühesõnaga, et Baselis oli põleng, aga mäng pidi olema Tunnis ja kuna Baselis põlesid asjad ära, siis ei saanud mängul tulla, nii pidi. Mina sain, et see olukord oli selline. Aga ühesõnaga, palju õnne tiitli puhul. Kift. Ära nüüd niimoodi kohe ütle, aga... No, ära karda. 14 punkti edu maa ja 5 mängu. Seal... No samas, mis see oli... Vormistamise küsimus on... Ei no vist Amsterdam Ajax on ju mingi üle-eelmine aeg või eelmine aeg või mis nad tegid? Tõesti mingi X olukorras otsustasid ka umbes kõik mängud kaotada nagu kõikidele. Arsenali teha. Jah, et selles mõttes tehniliselt on võimalik. Just nii. Väliseestlastest midagi veel... vaja ära märkida. Meil seal paar edukat oli veel. Poom keerutas ja Lohmatov lõi värava. See on juba argipäev minu mõelest. Tavaline nädalavahetus. Tuli teha, mis on huvitav, Käpa mängis 2 päeva järjest. Teist korda ju see. Läks otse, jah, siit põhimõtteliselt lennukile ja järgmine päev juba Poolas mängis, et ma saan aru, see Katania kolmik vist pigem ei mänginud, ma ei teagi, mis see protokoll, kas see lõpuks... Palts oli Eestis ka mängu vaatamas. Jah, oli, et noh, neid ei pidanud, aga noh, neil on need play-offid tulemas, et ei olegi mõtet, noh, neile selles koht on nagu kindel seal üleminekumängudel, et seal ei olnudki mõtet, aga jah, Käpa pani jälle hullu ja... No muidugi väravahid ka, neil ei olegi peas kõik korras selles mõttes, et tegelikult nagu aru saada. Ma mõtlen, see oli teist korda, sest minu arust esimeses koondise aknas aasta, kui ta Leedus mängisid Viiki. Raul on ka väravaht. No sellest mõtlengi. Leedus mängisid Viiki, siis ta ka ju järgmisel päeval juba pani koduklubi eest ka. Seal oli muidugi lähemalt minna natuke kiviga visata. Sõidad autoga, võib-olla lennukiga muidugi lihtsam liikutagi autoga. Ja väravahid võivadki 3-4 mängu jutti mängida. Mis seal ikka. Ja üle Märten Kuusk ja Katowice võitis ju siin... No mitmendaks tõusis. Ja praegu on siis 7. tabelis. Ehk siis seal esiots ikkagi reeglina kõik võitis, et seal natukene võib-olla see esimene ots ja tagumine ots nüüd tõmmati nagu laiemaks, aga praegu siis Katowicel, seal on nüüd 34 mängu on hooaeg, 29 mängitud, Katowicel 43 punkti, liidril 49 ja teisel kohal 46, ehk siis eurokoht on ikkagi käeulatusas. Alumine... Meistritiitel on käeulatuses. Meistritiitel on ka käeulatuses. Meistritiitli, võib-olla seal peavad nii paljud asjad lihtsalt minema, et seal peavad teised ka punkte kaotama. Aga ütleme seal... Aga tuletame meelde, kuidas nad esiliiga võitsid, siis see oli ka ju päris ei kuskilt tuli. Selles mõttes ei kuskilt, et väga keerulisest olukorrast. Mine hullu tea. Võib-olla saame mitu meistrit. Välismaanurk. Meil oli siin ju meistrite liiga vahepeal, selgusid poolfinalistid. Ja poolfinalistid siis selgusid niimoodi, et kõige tulisem mäng võib-olla oli see Bayern Real, mis ikkagi pakkus sellise avapoole, et võtta ahmi õhku. Ja siis lõpp kuidagi Reali meestel sõits ikka katus väga ära selle Kamavinga punase peale vist. Mis ju tegelikult nagu paberi peal oli jumala okei punane või selles suhtes, et ta oli teine kollane lihtsalt peakohtunik ise ilmselgelt ei tajunud kohe ära, et see oli selle mängija teine kollane, et võib-olla ta ei oleks seda niimoodi andnud. Aga kui vaatad seda kordust, Kamavinga okei, see viga veaks, aga ta ju jookseb seal palliga minema, et ise pani ennast sellisesse olukorda. Ma ei tea, on teil midagi tema kaitseks öelda? Mis seal ikka, see Reali vennad on ka pärast, ma vaatasin videosid, kus nad tulid sealt mix-zone'ist läbi, siis kiruvad ainult seda, et nagu ainult selle pärast kaotati, et ma vaatasin esimest poolega, siis panin luugid kinni. Esimene poolega nägin, mis seal oli 5 väravat, oli 3 Sa nägid põhiliselt? Nägin nagu need jalgpallised asjad ära, et rajult pannakse ja muidugi Bayern on päris hirmuäratav, tundub.
ja sellest tulenevalt ma nägin täna mingit Prantsusmaa ründavate mängijate mingit postitust kuskil, et kellega siis Prantsusmaa peaks nagu MM-ile minema. Mis vennad seal on. See on ka päris kuri koosseis, et saab näha, aga Bayern on üks, ma arvan, et hetkeseisuga suurim favoriit seal. Bayern PSG poolfinaalist võiks nagu eeldada, et võitja lõpuks tuleb, teine on siis Atletico Arsenal, mainime ära. Aga Bayern ju Saksa meister, mis on siis viimasest 15-14 tiitlit või? On nii? Vist oli jah. Antse Leverkusen see üle-eelmine aasta. Jah, selles mõttes ja praegu vaatasin ka, need on põhimõtteliselt liiguvad ka sellel kursil, kui nad kõik mängud nüüd võidavad, et kinnitavad üle selle 91-punktilise rekordhooja, mis oli vist 2012-13. Väravaid on juba löönud kõige rohkem teinud, Kane tõenäoliselt seal Lewandowski kätte ei saa, seal vist oli mingi 9 väravat või palju vaja veel lüüa või suhteliselt palju, et kõiki rekordeid päris kätte ei saa, aga tõesti ikkagi fenomenaalne ründetegevus seal, seda on lihtsalt nii ilus vaadata, et kes otsib endale klubi, keda fännata ei oska valida, siis Bayern, et iga mäng on mingisugune festival, vahet ei ole, mis seal toimub, see tehniline pagas seal taga, see kuidagi lihtsalt silm nagu puhkab. See on tore vaadata. Harry Kane ka ikkagi, sel meel tuleb ka tema lilled anda. Mis tal on 50 väravat vist klubi eest sellel hooajal nagu kõigi sarjade peale ja see endiselt nagu ilmselt maailma hetke parim nagu tipuründaja ikkagi. Kuigi Inglismaal justkui räägitakse juba sellest, et kellega me teda koondises nagu asendame, aga miks sa peaksid asendama sükest venda, kes lööb sul igast asendist väravaid nagu nii tavaline. Ja tegelikult see ei ole lihtsalt see, et ta seal ees kuskil pendeldab, vaid kui sügavale ta vahepeal tuleb tegelikult seda palli küsima põhimõtteliselt kuskile sinna 6 peale, et võib rahulikult tulla vahepeal, see natukene teised siis tõusevad, teevad, et see kuidagi toimib ka nagu nii orgaaniliselt, et see taktika ka seal kuidagi, et äärekaitsed, laimerid asjad tõusevad siis kas kõrgele või keskele ja tekitavad neid ülekaale seal ääretsoonides ja siis sealt tulebki see tehniline värk, et kes seal ette võtab ja kes seal teeb, et tõesti väga, väga põnev lihtsalt iga kord jälgida, et nagu mis nüüd, muidugi seal Reali mängus alustuseks seal mis nüüd Neuerilt selline vale sööt, et Arda nädalaga jäi väga vanaks jäsku. Jah, reaalselt, aga see Küüleri reaktsioon muidu ka ühe puutega süksest kohast ära lõi, tema peabki, aga ma just mõtlen, nii palju on neid hetki, kus sa, ma ei tea, meil Premium liigas või kuskil siin, et saad selle palli ja siis plönnid ära, paned mingisuguse juraka lihtsalt nagu 10 meetri kaugusel, et see oli ka tegelikult kihvt näha, et nii hästi reageeris. Harry Kane'il on tuju nii hea, et premeeris ennast ja oma perekonda hea hooaja puhul uue maja ehitusega hakkas ehituma. Meenutab kuhu siis? Inglismaale. 20 milli naela ja meenutab väga sükest Buckinghami palee stiilis maja. Kunagi oli Beckhamil oli ka mingi loss, siis selle kohta oli Beckinghami palee. Jah, aga Beckham tänasel päeval elab ka kuskil maapiirkonnas ja kasvatab kanu ja ma ei tea, mis asja ta seal teeb. Nii palju aega Ameerikast üle. Aga Arsenal, räägime Arsenalist ka. Inglismaast ka, Arsenal siis sai ju meistrite liigas edasi poolfinaali, kõik on hästi Sportinguga 1-0 2 mängu kokkuvõttes, aga ikkagi Inglismaal on vist 4 kaotust järjest siis nüüd karikad ja asjad juurde võtta ja libisevad kõik karikad käest ära või? See on ikka nagu Arsenali fänn hetkel ei tahaks nagu üldse olla, et see nagu see õud või see õõv, mis seal nagu selles fännibaasis hetkel valitseb, see on ikka hirm. Seda on tohutult tore kõrvalt vaadata ja elades kaasa siis Arsenali allakäigule, aga ütlen seal sees ei tahaks ka üldse olla. Kõik on nii hästi, kõik on jube hästi ja siis sul mõne nädalaga nad olid 4 karika jahil veel 2 nädalat tagasi. Keegi kirjutas ka või ütles kuskil, et see Arsenal sai oma quadrupli kätte, et 4 kaotust järjest. Nüüd City ka võttis ära, Arsenal seal tagusid posti ja latti ja kus nad igale poole, aga Havertzil oli seal lõpus juba ja võimalus ju põhimõtteliselt ma ei tea, tiitli värav lüüa on ju selle peaga. Aga nüüd on olukord see, kus nüüd on mis teil seda Atletico meistrite liigas? Jah. Edu. Edu ja siis on Inglismaal pole enam nende kätes ju. No selles suhtes on, et kui nad nüüd suurelt võidavad kõik mängud, siis saavad väravate vahe selle otsustavaks, eks ju, et vaatame lihtsalt
Sust võrdne praegu see väravate vahe. Ma just tahtsin öelda, palju see vahe on 63, 26, 65, 29. Arsenali pluss 37, City pluss 36 ja Cityl on üks mäng varuks, et kui City ühe väravaga ühe mängu veel võidab, siis ongi täpselt viigis. Ja noh, Cityl on hetkel natukene rohkem, paar värat rohkem löödud nagu, seal on oluline käive on suurem. Kellega mängud on, et palju sul on viis mängu on ees ootamas vist. Jah, Arsenal ja Cityt 6 siis. Et City see graafik pidi olema natukene tummisem vist, aga noh, praegu City on nagu väga hea hoo sisse saanud ja Arsenal vastupidi, et see, et Arsenal need 5 mängu kõik võidab, tundub praegu suhteliselt ebareaalne. No saab näha, see eilses mängus ka see Rodrigo natuke limbates läks väljakult ära, midagi seal Bachiga vist oli ja see mees tundub päris oluline lüli olevat seal tänases City's. Havertz tegi Sapinini. Kasutas Donnarumma eksimuse ära. See Spage või? No see, kus ta... Esimene 1-1. Jah, väraval. Oli Havertz ju. Havertz jah, ta läks sinna see Donnarumma hakkas äärt vahetama ja väga terava nurgalt sai selle palli. Natuke aeglaseks jäi. Just. Meil tuli üks Reali osas üks kuule küsimus ka Joonaselt, et kes võiksid olla Reali treeneri kandidaadid, kui treenerit mingit kohetatakse. Et ma arvan, et seal Real tundub, et loogiline, et nad ootavad vähemalt suveni, seal, kui MM läbi saab, seal ju võivad ka päris mitmed kandidaadid vabaneda. Iraola võiks olla üks variant, eks ju, kes nüüd lahkub Inglismaalt, aga Pochettino, Nagelsmann, Deschamps. Deschamps vist tahab, ma ei tea, toovad Zidani tagasi. Zidane tahab Prantsusmaa koondist ju, on oodanud seal mingi 10 aastat selle Deschampsi järgi, et äkki teevad nüüd teistpidi vahetuse. Ma ei tea, seal Realiga on, ma ei tea, äkki nad ei võta sealt lõpuks seda, ma ei tea, mingi tuubli peatreener. Ancelotti tagasi. See on Real Madrid nagu. Mourinho. Nädala loetu uudis oli meil Richard Haalandi vigastuse teada siis. Olgu see ka mainitud. Ja Fantasyst pidime ka natukene rääkima, Laura, sina juba mainisid, sul jäi Nigula pingile, eks ju, et palju siis, kas see oli ainus asi, mis kripeldama jäi või päris raske voor oli selles suhtes, et oli küll, no Ovusu ju ka ei toonud sealt midagi enam, et aga jällegi ma tea, Fantasy on ka minu jaoks täiesti sükene, et kes iganes seal tipus on, et Mario Tromp ja kes seal on, tõesti ei saa aru, kuidas see tehakse, aga tublid inimesed, et pihta saavad. Ikka juhivad samad, jah? Jah, Trumpist langes äkki teiseks nüüd. Vaatan üks üle. Jah, Andres Ratassepp tõusis esimeseks, 1 punktiga mööda. Aga minul läks päris hästi kusjuures, hoolimata sellest, et mul oli ka usukapten. Mul oli Nigula, õnneks jäi nagu põhisse, aga ma tegin teadliku valiku, niisuguse kerge riski. Ma teadsin, et Floral ei ole hästi läinud ja jätsin nii Kolobovi kui Sapini jätsin pingile ja vedas Kolobov teinud miinuspunkte seal isegi. Ja mul Koloboviga sama minu mõelest, jah. Aga jah, suurem möödalask oli see, et Lapa jäi pingile ja Perk jäi põhisse, ehk siis Lapa sealt oleks 5 punkti juurde saanud. Aga minul läks nii hästi, et ma tõusin üldtabelis 37. lausa, et mõni kõrgel pole päris mitu aastat olnud juba. Tipster näitab taset. Näitab taset just, aga meil on siin... Kas igast meeskonnast saab olla, siin ka on see kolm on maksimum? Siin Eesti liigas on reegel, et igast võistkonnast 2 ja ühest võistkonnast erandina saab 3, ehk siis et natuke peab seal kalkuleerima. Ja iga nädal on 1 free transfer? Jah. Need kogunevad sul ka, kui sa ei kasuta. Loe pulli pärast oma meeskond ette, mind huvitab täitsa. Ma ei ole vaadanud. Mul on väravahaid on siis Perk ja Lapa. Kaitseliinis Lapa oli sul juba ennem, kui ta Tammeks läks või? Ei, tema ma tõin nüüd Pergiga. Mul olid Aaland ja Pareiko olid muidu. Pidin seal natukene muutma. Kaitseliinis on mul siis Nigula, Saliste, Kolobov, siis on Kudrašov Transist, kes nüüd ei ole mänginud, kes võib-olla tuleks mingil hetkel välja vahetada ja Kaspar Laur ka. Harjust. Poolkaitse on minul Beglarishvili, Maarin, Ovusu, Skvortsov ja Viidas. Ehk siis ikkagi tumine. Ja ründeliin on mul hooaja algusest saati olnud ka tumine, Männilan, Tambeduu ja Sappinen. Sul on ikka täitsa rünnaku peale orienteeritud. Jah. Et selline minu sats. Vaatame need kuulaja küsimused ka üle. Tuli päris huvitavaid jällegi mõndasid. Kasper, mitte siis Elissaar küsib, et kuidas loetakse Eesti liigas publikut, kui näiteks skänneritega pileteid ei piiksutata, eks ju.
ja seal on siis olukord peaks olema see, et kui skännerid ei ole, siis on mingisugune turvatöötaja, ilmselt on turvatöötaja tavaliselt, kes siis selle klikkeriga nii-öelda klikib seal sisenejaid. Ehk siis ikkagi päris huupi ei tohiks olla Premier League'is ühelgi mängul see publiku arv. Aga see klikkimine ei anna ka ilmselt nüüd liiga täpselt tulemust äkki või annab? Kui sul on üks sissepääs, siis ju annab. Üks turvatöötaja, mis klikib läbi, et kui läbi piiksutada, siis klikib taskus. Kui sa oled seal sissepääsu, näiteks A. Le Coq Arena'l siin on, mängijad tulevad, või mitte mängijad, vaid publik tuleb ju sealt ühest trepist, eks ju. Seal juures ongi üks inimene, kes siis iga siseneja peal teeb klõpsu oma selle klikkeriga. Pärast vaadatakse üle. Okay. Aga jah, mingites kohtades on ju see piletid skännid, siis sealt on nagu, aga kõik võib-olla ei ole selle skännitava piletiga on ju ja nii edasi. Jaan küsib Lauralt, kuidas on töötada nii meestekeskses maailmas? Ei ole ta nii meestekeskne midagi. Ma nüüd pole hullu. Toimetuses mitu naisterahvast teil on peale sinna? Omal ajal oli meil Britt-Maria Tael, kes oli väga tore. No täna ei ole meil mitte kedagi, jah. Sina ikka oled? No selles mõttes jah, mitte kedagi teist ei ole. Ei, ma arvan, ma nägin seda küsimust, ma mõtlesin ka, et tegelikult ma olen nagu varem mõelnud nagu tööd tehes, et ma arvan, mingites olukordades on mul selline naiselik vaade või selline võib-olla mingi pehmem touch, et ma nagu suhestun mingite inimestega või mingite intervjueeritavatega natuke paremini, et mingitele, kas siis treeneritele, mängijatele saan tänu sellele paremini ligi, et ma niimoodi, et mul see mõistmise tase võib-olla vahepeal parem kui mõnel mehel meil siin, et see võib minu kasvuks rääkida, aga võib-olla teinekord jälle ei räägi ka, aga see on see asi, millele ma lihtsalt olen mõelnud ise, et ma proovin selline väga mingis mõttes empaatiline olla. Märgime ära, et naispeatreener Saksamaal, esimene mäng, tuli kaotus. Kas õigesti Legends klubi president vist ütles, et ükskõik kuidas tal läheb, et tema ei jätka, sellepärast, et ta lubas juba naiskonna uuesti üle võtta. Aga esimene mäng tuli kaotus, jah. Berliini Unionist siis juttu on ju. Siis muidugi küsitakse, kas Flora hakkab vaikselt treenerit vahetama? Ei tundu küll, et praegu hakkaks. Ma ei usu, ma arvan, Kostjal antakse, ma arvan, et Kostja on teeninud välja väga palju, kas siis nagu free pass, aga lihtsalt, et ma arvan, talle antakse seda ruumi ikkagi korralikult. Jah, sest läbi aastate Flora, ma ei tea, kas Flora on üldse kunagi vallandanud nagu mingil väga suvalisel hetkel. Ta on vallandanud, vähemalt mis mulle meenub, on siis hooaja lõpus. Norbert Hurt on 2 korda lahti. Või suvel, aga see on suvel, see on põhimõtteliselt nagu poole peal, nagu peale euromänge. Norbert Hurt mõlemal korral ju peale euromängu lahkus. Esimene kord oli isegi Peralter, eks ju. Ja nüüd oli see hiljuti see... Jah, et nad nagu kuidagi ei ole läbi aastate nagu täitsa nagu nii-öelda hommikul lööme minema olukord või lahendusi teinud. Vähemalt ei meenu. Vist ju, jah, praegu hakkasin nagu mõtlema, et rohkem... Minu ajal Arbeiter läks hooaja lõpus, Reim läks hooaja lõpus minu arust, Rüüti läks hooaja lõpus. Ja siis me läheme juba päris kaugele tagasi. Jah. Gert küsib, teie lemmikmäng senisel hooajal ja miks? Ma hakkasin ise mõtlema, ma nagu ei osanud midagi välja tuua niimoodi, et lemmikmäng. Ma arvan, et minul on see naistekoondise viimane mäng Leeduga. See oli, lihtsalt need väravad, see emotsioon siin kohal olla, see, kuidagi kõik see tunne oli hea ja õige. Mingis mõttes see lemmik poolaeg võib-olla oligi see Real Bayern, võib-olla seal on... See on nagu kogu jalgpalli kohta, mitte Eesti Premium-liiga kohta või? Kindel või? Jah. See on päris selle loo ajal. Nagu, ma ei oska nagu ühtegi sellist nagu väga säravat mängu välja tuua, et ma jään jänni selle küsimusega. Sul tuleb midagi? Väga keeruline küsimus. Ma just tahtsin, nüüd see on väga hea, et see küsimus tuli, et nüüd on käes see aasta või see osa hooajast, siis kus need suurtes liigades on ka need mängud, kus ikkagi nagu
pannakse kõik välja, vaata need relegation zone'i mängud on ikkagi nagu ülikõvad asjad, mida vaadata. Et minu need hooaja põnevad mängud vist alles tulevad siis. Ma ikkagi huviga alati vaatan neid, eriti Inglise liigas, neid tõusjaid ja langejaid, et need on kiftid asjad. Koit küsib esiliiga ja esiliiga B tabelit juhivad Tartu klubid, kas arvasite seda hooaja alguses? Esiliiga B-s ma vaatasin isegi kaksikjuhtimine Tartul, seal on ju FA Tartu Kalev ja Tammeka Duubel vist niimoodi isegi. Ja esiliigas on siis Velko jätkuvalt hea soos. No Velko tuli väga raskest seisust välja esiliigas. 2-1 kaotusseis 90 pluss 3-8 keerati. Kas see on nüüd see, mis viib need lõpuks võidule? Velko on endiselt ainult võite tunnistanud, siis 6-6. Ütleme ära, täna või? Ei. Siin nädala sees mängitakse nüüd Viimsiga võõrsil ja siis tuleb järgmine esmaspäev Elvaga kodus, eks 2 väga tähtsat mängu on järjest. On sealt tulnud mingi signaal ka Velko leerist, et juhul kui, et kindlasti tullakse ja tahetakse tulla. Ja seda ei ole varjatud. Või nagu ei ole varjatud, et see on nüüd nagu siht, eks ju. Et ma küll ei tea, miks nad peaksid loobuma tõusmisest, kui nad esiliiga võidavad. Selle ma arvan, et sa ei too ka endale seal Aalo Päärengruubi ja ei tee seal selliseid ikkagi mingis mõttes jõulisi lükkeid, jah, et täpselt see klubi pilt, et selleks, et esiliigas vaikselt kõksutada, et ma arvan, see fookus on neil kogu aeg aina suurem ja tahavad seal pidevalt mingid juttega sellega, et kuidas seda oma kompleksi seal natukene arendada, kas mida, kus mingid väiksed nagu parendustööd on nagu kogu aeg kuklas. 8 punkti iseseisvate klubide tabelis vahe tegelikult juba Elva ja Viimsiga mõlemaga, et kui need mängud ka nüüd võidavad, siis on juba hakkame plaane tegema. Siis on nagu tunn Šveitsis või? Jah. Aga meil on veel mängitud 6 mängu 6. hooajast. Olgu nii. Gregor küsib, kas Baskotši on hooaja lõpuni väljas? Ei tohiks olla, aga seal võib-olla on vaja natukene uurida, sest ta ju siin märtsi lõpus juba ütles, et paari nädala küsimus peaks olema, kui ta naaseb. Ja ega seal hooaja lõpuni ka enam kaua muidugi ei ole. Teadolevalt tal ei tohiks midagi väga, väga pikka olla, ta ütles vist mingi väsimusmurru teema seal hüppeliigase kandis kuskil, mis muidugi võib teinekord olla siuke päris visaasi minema. Aga loodetavasti. Oleneb, kus see seal hüppeliigase kandis on. Kas ta on nagu hüppeliigasest allpool rohkem varvaste suunas või ülespoole? Just oli kuskil see hüppeliige sees kuskil seal. Mis ta mingi hetk ütles. Vot nii. Midagi veel kuskil südamel või läheme laiali? Sai nagu kõik ära räägitud ja hakkame uue nädalaga pihta. Tuleb jalgpallistiine nädal jälle nagu öeldakse. Vangutab pead. Sulle ei meeldi loomade rasedus? Welcome to the man's world! Lõpetame ära, pole. Meeste maailmas tuleb taluda. Tiinust. Ei tule või? Võib-olla mehed peavad nagu ennast kohandama, aga teinekord naiste järgi, et ei ole see, et meid on rohkem ja me otsustame. Oot. Räägime ilusatest asjadest või roosad särgid. Kas Tiinus ei ole ilus asi või? Palun, ütle need lõpusõnad. Aitäh kõigile, kes meiega olid. Pikk ette ise lõpetab ja on tagasi juba uuel nädalal.